Mis hetk oli see, et kui sa kuulsid esimest korda või nägid siis kuskil Jörgen-Mattias Talvikut motokrossi tsiklisel ja... Ütleme, see kõik asi jooksis kokku sellepärast, kuna ma olen, ütleme, väga hea sõber Harri Kullasega. Tema mind ei oska nagu rohkem õpetada, et ta ei tea, mida edasi teha ja et oleks vaja treenerit. Sellega päris leiba nii-öelda lauale ei too. Esimene sessioon ära rehti jumalat tükkidest. Nii palju oli vett kummikutes, astust sinna sisse ja siis vaatas taevast, et kas see ongi see motokrossi unistus. Me olime nagu 2 tonti seal Prantsusmaal, aga näed, tehtud sai ja ega kui tahtmist on, siis saab. Kui ma saan liikuda ja kõndida, ma ei tule kuskile ATV peale või kiire vaadates, ma kõndin omal jalal minema. Kõik rahvast plaksutas seal rää, see on päris äge oli. Ma ei valeta, kui ma ütlen, et meil oli reaalselt mingi praktiliselt 10 tiimi, kes teda tahtis. See mehaanik, et Justin Cooper vaatavad niisuguse viluga, mida sa tont siin Eestis teed. Fakt on see, et ma arvan, nii Jörgen, mina kui Harri nagu ikkagi ju läksime reaalselt ikkagi poodiumit juba. Hea meel on teatada, et Team 101% on leidnud omale uue koostööpartneri. Meie uueks toetajaks on Värska Originaal ning meid kasutavad nad peamiselt Värska spordijookidega. Siin minu käes on spordijook, mis on rikastatud aminohapetega ning meie sportlasi kasutasid need joogid juba Tihemetsa viimasel Estikate etapil. Selle koostöö alguse puhul tahame teie vahel välja loosida kasti sedasama spordijooki. Selle võitmiseks hakka jälgima Team 101% Instagrami kontot, lisaks follow Värska Originaal kontot Instagramis ning tagi meie postituse alla vähemalt üks sõber, kes samuti seda jooki võiks tarbida. Tere, head Lenksud kokku podcasti kuulajad ja motokrossi sõbrad. Oleme oma saatega taas teie eest tagasi ja täna on meil külas 2 meest. Üks Eesti hetke motokrossi skene, üks kõige kuumemaid nimesid, kes on meiega otseühenduses kaugelt Ameerikast, Jörgen-Mattias Talviku ja siis tema nii-öelda taustajõud ja paremkäsi Karl Saat, kes on ka pika motokrossi taustaga. Tandemina nad on siin viimastel aastatel head tööd koos teinud ja mõtlesimegi uurida natukene, kuidas see tandem töötab, kuhu on viimaste aastatega jõutud ja mis toimub USA-s. See huvitab eriti ilmselt praegusi motokrossi sõpru. Aga võib-olla alustame Karlist, kes on meil siin kohapeal olemas. Sa oled ise pikalt motokrossi sõitnud, pole kordagi selle nii-öelda rongi pealt maha astunud. Lähme korraks algusse tagasi. Räägi natukene, kuidas sa motokrossini jõudsid, milline see lapsepõlv sul oli? Ja, tervist kõikidele saatevaatajatele. Aitäh, poisid, et kutsusite. Väga äge asi, mis on jälle tehtud, nagu ma arvan, et ülitähtis asi Eesti motospordile, et müts maha ja tore, et meid kutsusite. Aga mis nüüd minust rääkides, siis ütleme, minu karjäär siis sai alguse 4-aastaselt, kui koos isaga siis Soomes sai esimene süke Honda BV toodud, et üsna hästi on see päev meeles, kuidas isa alati meenutab seda niimoodi, et siis kui Soomest nii-öelda selline nagu terve päevane reis, et me läksime isaga 2 Soome, tulime tagasi, me tulime mingi öölaevaga tagasi, siis isa ütles seda, et ma jäin reaalselt siis magama, ütleme, 10 minutit enam kodu ja ma olin kogu aeg selle mootorratta kõrval ja ma mäletan ülihästi seda esimest hommikut, kui ma tõusin üles ja ma teadsin, et allkorrusel siis koridoris ootas mind see esimene mootorratas. Et siuke tore mälestus. Ütleme, kui see mootorratas toodi, siis kohe mul see krossisõitja karjäär nii-öelda võistluste mõttes pihta ei hakanud, et ma arvan, et ma põristasin mingi siuke aasta-2 võib-olla seal kodukandis võistes siis rohkem nagu küla vahel ringi, et sain seda mootorratta tunnetust seal ja ütleme, kohe võistlustele ei läinud. Aga nagu paratamatult selle alaga läheb, siis kui sa juba korra selle esimese mootorratta ostad, siis ega väga kaua ei pea ootama, et võistlustele lähed. Et siis oligi mul esimene nii-öelda võistlusmootorratas Husqvarna, mis siis tuli Erki nii-öelda isa käest, ma mäletan, et see osteti. See oli too hetk maailma kõige parem mootorratas, Valdur ütles. See on üldse mitte valge Husqvarna nagu täna. Ja, ei, see on ikka see nagu old school. See on see OG Husqvarna, mitte see, millega Jörgen täna sõidab, mis on nagu KTM, vaid see on nagu ikka see mootorsaag, mida sa käima nagu tõmbasid reaalselt. Et kunagi selle järgi ma arvan, et mind ja Erkit eristaski stardis ära, et seal, kus oli kõige suurem tossupülv üleval, sealt need saemehed tulid. Et niimoodi ta 50-st alguse sai,
Sellest ajast ma mäletan ka siis Erkit, et koos me seal sõitsime, nii-öelda Erki oli küll juba siis vähe kogenum mees kui mina, aga niimoodi algus sai, et 50 klassis siis järjest üles poole see läks, et no ma küsin siia vahele kohe, et sa tegelikult oled nagu ütleme seal 50, 60, 85, et ikkagi nagu sõitsid medalite ja tiitlite peale, et ma mäletan hästi ise 2008 aastat, et me kõvasti tegelikult minu arust sa olidki hõbeda peal 2008 Estikatel, et me seal sõiduvõite vahetasime kõvasti, et mida sa võib-olla kõige enam enda nagu sellest juuniori karjäärist nagu saavutuste poolest kõige rohkem hindad ja mis sulle nagu eredalt meelde on jäänud? No ütleme, ma ütlen, et ma arvan, et mu kõige edukam juuniorite aasta oli 65, et siis ma olin Eesti meister suvel, talvel, jäärajad ja kõik sellised asjad olid ka 85, ütleme, ma olin suhteliselt nagu, ma ei tea, kutsuti kirpna, et ma olin nagu reaalselt olingi kirp, ega mul midagi siin kontide ümber väga ei olnud too hetk ja mu isa võib-olla tegi selle vale lükke, et kui ma 85 läksin, siis ta ostis mulle suured rattad ja see oli see hetk ka, kui oli 2006-7, et siuksed ägedad, majanduslikult ka ägedad aastad, et isal ei olnud enam väga palju aega muga tegeleda ja siis ütleme, see 85 algus ei olnud võib-olla nagu kõige nagu parem, aga siis mingi hetk, oligi siis 2007 lõpp, 2008, ma mäletan, me tegime kõvasti koos Elari Taluga trenni Abja Petsi juures, Abjas, et ja siis mul see hoog tuli päris ilusti peale, et 85, ütleme see 2008 algus ka, mul on suht eredalt meeles mulgikross, et ma nagu ise olen enda peales mõelnud, et kui ma 2007 olin siuke vend, et kui ma näiteks võrdlesin end sinu või ma mõtlen Luspo oli ka meil siuke konkurent. No 3 trio oligi. Ütleme jah, siuke 3 Eesti punt, et siis ütleme aasta varem ma olin teist, ma arvan, et üks 10 seki kaugusel ja kui 2008 mullikross läks, siis ma mäletan, ma olin esimene start teine talu taga. Et ma sain selle kuidagi üsna hästi üles, aga sealt tuli ka, ütleme, too sama aasta, ma ei tea, kas nädal või 2 enne mullikrossi, ma käis esimest korda põllu nagu nii-öelda siis liigesest välja ja ütleme, kui sealt 13-14 ja sul siuke vigastus tuleb, siis mind jäigi see saatma praktiliselt kogu mu karjääri vältel siis. See on võib-olla huvitav nüanss korraks siin üldse meenutada, et ma arvan, mõned tänased vaatajad ei teagi, et kunagi sa mainisid siin, et läksid kohe suurtele ratastele. Kunagi oli ju nii, et tavaliselt üldiselt oli vist, kui 2-päevased Estikad olid, laupäeval olid suured rattad ja pühapäeval oli siis 85B ja vanasti olid mõlemad klassid nagu suhteliselt puu püsti täis. Et see natuke näitab ka seda, kuidas see cross buumis seal 2000. Ja sellele juurde oli veel ekstra suured rattad ka, mis mingi hetk olid veel lubatud. Erki sõitis Vanta MM-il sellega. Ja, et kui me võrdleme sina, et sa oled kirp, siis me olime nagu huvitav võistlust tandem, et mina olin nii suur kui võimalik ja sina olid väike, et jah. Tänaseks me nüüd teame, et nii-öelda motokrossi karjääri sai valinud lõpuks, et profisõitjat sinust ei saanud. Tegelikult me mäletame seal võib-olla veel väiksemates klassides, kes olid koos sinuga ka, ütleme, ma mäletan, kui ma ise 60 sõitsin, siis esiotsas seal võib-olla veel kiired poisid, Mullo, Koch, mingi aeg Karl Robert Pae ja siuksed nimed. Roosier ka. Ja Henri Roosier ka muidugi, jah, et tegelikult kõik nad nii-öelda profisõitjateks ei pürginud, et mis sa ise arvad, miks see nii on läinud? Miks see nii on läinud? Ma arvan, et mitte võib-olla ainult ka teie osas, vaid et mis need põhjused võivad üldse olla, et miks mõned kiired noorteklassi sõitjad ikkagi mingil hetkel nii-öelda maha kukuvad? No ma arvan, et väga suurt rolli mängib esiteks rahakott. Ehk siis, kui papadel saab raha otsa, siis ongi see, et karjäär hakkab läbi saama. Et eks minu karjääris oli ka neid momente nagu oligi see, mõtleme, et see 85 võrri algus ongi siuke aeg, vaata, kus sa peadki hakkama nagu midagi tegema ja kui see hetk nagu kuskilt midagi hakkab nagu ära kaduma, kas siis mingid vigastused, rahalised mured, mis iganes, siis see ongi see aeg, et kui sealt läbi ei tule, siis lähebki keeruliseks. Siis tuleb just ka elu ette nagu. Ja siis ongi see nagu... Kaua sa oma lõbuks jaksad seda raha matta nagu, et tuleb valikuid teha? Et eks ta nii on hea, aga ikkagi nagu motosportalana, minu jaoks nagu üks parimaid asju, mis mu elus on juhtunud, et tänu motospordile on mul väga suur sõprusringkond, tänu sellele on mul, ütleme siis edasises elus väga-väga palju kontakte ja kui ei oleks motosporti, siis me kindlasti istuks siin lauale praegu koos. Aga nüüd võib-olla jõuamegi selleni, et ütleme,
millega sa täna üldse põhiliselt oma aega sisustad, mis sa teed, et põhitööna ja samamoodi oled sa Jörgenil taustajõud, et räägi oma igapäevast natuke, et kuidas sa kõike jõuad? Minu põhitöö siis ütleme ongi, kui ma gümnaasiumi siis lõpetasin, ma käisin tegelikult Tallinnas gümnaasiumis, et Pärnu poiss tegelikult peale 9. klassi, ma ei tea, kuidas mu isa ja ema üldse nõus olid, et tuli koos oma õega siis praktiliselt nagu kahekesti Tallinnasse elama, millest siis ikkagi lõviosa, tegelikult ma elasin üksinda, et õel oli too hetk siis elukaaslane, kelle juures ta oli ja mina olin siin nagu Tallinna peal siis elukoolis, ütleme, et ülikooli ma peale gümnaasiumit ei läinud ja ütleme peale gümnaasiumit, kui ma siis tagasi läksin Pärnusse, et ma Tallinnasse ei jäänud, mulle siin selles suhtes see elutempo ja see ei meeldinud, siiamaani ei meeldi. Et siis ma hakkasingi tegelikult tegema nii-öelda lastele, ütleme, alguses alustasin isegi harrastajate siis nii-öelda juhendamist. Et Pärnus oli meil niisugune mingi väike punt, kellele me tegime trenne, siis lisaks, kui sügis tuli, kuna ma olin Tallinnas siis Red Moto klubis ja siin oli väga populaarne see füüsiline ettevalmistus, mis mulle väga too hetk ka meeldis, siis ma tegin siis ettepaneku Marko Saareksel siis, et teeks Pärnus ka midagi sellist, et nagu üliäge asi, kamp on koos tegemise rõõm, et toome siis nii-öelda noored mingisugused spordipoisid kampa ja siis ka harrastajad ja vanemad mehed. Et sealt hakkas see pihta. Aga ütleme, et sellega päris leiba nii-öelda lauale ei too, et sa teed seal nädalas 5 harrastajatele trenni ja siis organiseerid neid asju ka, et kuna mu isa siis on eluaeg kööke valmistanud, siis sattusin ka mina siis sinna nii-öelda köögijärjesse, et esialgu siis ma läksin nii-öelda isa ettevõttesse tööle, töötasin seal 2 aastat võib-olla peale ja kuna siis tekkis niisugune moment, et nii-öelda oli valida, kas ma siis teen enda asja või jään siis nii-öelda sellesse algsesse ettevõttesse, kust siis isa nii-öelda ära tuli, siis ma otsustasingi, et ma teen enda ettevõtte, Karli köögid ja tänase päevani on siis see põhitöö, millega siis tuleb leib nii-öelda lauale. Lisaks on siis sinna kõrvale igasuguseid muid asju täna ka juba lisandunud, aga ütleme peale köökide siis väga suur osa viimase 3 aasta jooksul on siis Jörgen olnud. Et ma olen aidanud tal siis ütleme eelarvet kokku ajada, toetajatega suhelda, ise teda toetanud nii palju kui võimalik ja olnudki siis kasuisa rollis vahepeal ja nii-öelda nii palju aidanud, kui ma ise siis vähegi oskan, et ja ütleme nüüd siis, kuna Jörgen on juba teinud järgmised sammud oma nii-öelda karjääris elus, saanud juba iseseisvamaks, mis on väga nagu tore, siis kuna mul on nii-öelda, ma olen ikkagi nende laste trenne teinud ka nii-öelda edasi, aga kuna nüüd see Jörgeni asi on võtnud lihtsalt nii palju aega, siis ma viimastel aastatel ei ole seda teinud, aga nüüd siis suvel eelmisel kuul tegime siis niisuguse treeningpundi, meil on 10 noort ja kiiret Pärnu krossimeest siis. Me juhendame neid, ma ei saa öelda, et me treenime, sest et minul isiklikult treeneripaberis hetkel ei ole, ma kindlasti üritan sellega tegeleda, aga koos siis Hendrik Talvikuga sai niisugune plaani kokku pandud, et me üritame nagu süstemaatilisemalt teha siis Pärnumaal noorte trenne, mis sisaldavad siis hooaja sees alati nii-öelda sõidutrenne, kindlad sõidupäevad 2 korda nädalas, lisaks on meil füüsilise päev, kus siis üks treeneritest on alati kohal, koostame nädalaplaane, iseseisvad trennid, üritame käia võistlustel, et meil on üliäge punt seal Pärnus koos ja ägedad noored Pärnu krossimehed, keda me siis üritame oma nõu ja jõuga aidata. Ja ütleme, et see ei ole ka kindlasti siis hooajaline asi, et me tahame seda teha siis aastaringselt. Aga nüüd tuleme siis ütleme Jörgeni juurde nagu selles mõttes algusse tagasi, et mis hetk oli see, et kui sa kuulsid esimest korda või nägid siis kuskil Jörgen Mattias Talvikut motokrossi tsikli seljas ja mis pani sind teda aitama või mis see esimene nagu kokkupuude oli teil? No ütleme Jörgen, kuna ta on ka Pärnu poiss nagu minagi, siis Jörgenit ma tean ikkagi juba sellest ajast saadik, kui ta 50 sõitis. Et kuna Jörgenil on nii-öelda sugulased siis Hendrik ja Tamur Talviku, kes on samamoodi noorteklassides väga kiired poisid olnud, siis ütleme mingi hetk Jörgen nagu kogu aeg nende tuules siis tuli. Et ilmselgelt ma tean Jörgenit sellest ajast, aga ütleme Hendrik ja Tamur mingi hetk siis tõsisemalt lõpetasid ära ja Jörgenil nagu on asi kogu aeg alati tõsisemaks läinud, siis see oligi, ütleme, peale siis
ütleme, see kõik asi jooksis kokku sellepärast, kuna ma olen, ütleme, väga hea sõber Harri Kullasega ja siis kuna Harri on juba eelnevalt siis Jürgenit nii-öelda füüsiliselt aidanud ja seal juures olnud, siis ma ei tea, ma ei mäleta täpselt, kuidas see asi meile kõik kokku läks, aga üks hetk oli see, et ma võtsin siis Jürgeniga ühendust ja pakkusin siis nii-öelda selles osas abi, et ma aitan nagu teil eelarvet kokku saada. Ja nii-öelda, et kuna Harri on ka seal juures, siis Harri aitab nii-öelda omalt poolt ja Harri kogemused ja kõik see nii-öelda, mis sealt on tulnud, kuna ma ise ka eelnevalt siis käisin Harriga, ütleme, teatud MM-idel siis kaasas abistasin, olin tal seal mehaanik ja üleüldse nagu olin siis selle asja sees nii-öelda kõrgemal tasemel võib-olla kui siis Eesti tavaline motosport siis täna on. Et siis ma võtsingi Jürgeniga ühendust ja kuidagi nii see on siiamaani läinud, et on olnud väga hullusid aegasid, aga samas on ka väga-väga palju ägedaid aegasid olnud ja päeva lõpuks see on nii emotsionaalne ala, et kui ikkagi positiivset emotsiooni suudetakse tekitada, siis tuleb seda rauda edasi taguda, nii kaua kuni jõudu jaks on. Kuule, aga Jürgen, sina pole veel sõna saanud, juhatame sinuga siia saatesse sisse. Tervitused sinna kaugele Ameerikasse. Tere! Kuidas sul läheb? Sul on seal praegu hommik parasjagu, jah? Jaa, mulle hästi, mul on kell 9:30. Et jõudsime siia siis, ütleme, Ironmani rajakanti, et päris palju oli autoga tulla siit eelmise etapi juurest, et eks siin Ameerikas ongi suhteliselt palju sellest Ameerika elust siis on autoga sõitmist, et etappide vahemaad on väga pikad, et kui kaardi peal vaatad, mis seal on, siis et linnad on suht üksteise lähedal, siis kui lõpuks autosse hakkad sõitma ja kuskile liikuma hakkad, siis tuleb ikka tavaliselt 5-6 tundi kuskile liikuda. Et laupäeval oli meil eelmine siis AMA motorossi etapp ja peale seda siis võtsime suuna siia Ironmani poole, et nüüd homme ongi siis sõidutrenn tulemas esimest korda selle aja jooksul Ameerikas, siis praegu saimegi siukse paikse koha nagu Airbnb-d me kasutame siin ja nii meil see elu kulgeb siin. No väga kihvt. Ma tahaks alustada saadet võib-olla sellise natuke huvitavama küsimusega, et Krossi maailmas nagu igihaljas küsimus, et nagu Karl just mainis ka, et su sugulased siis talvikud, eks ju, et kuna nemad olid sust, ma saan aru, vähemalt Henrik oli sust vanem, on ju, nad olid nagu nii-öelda enne sind motokrossi maailmas, et tänase päevani kuuleme see küsimus, mis seos sul täpselt on, kes nad sul on ja kuidas sa nende tuulest sealt siis tulid? Sellest on väga palju juttu olnud, et kui nad on vennad mul olnud ja kuidas on nimetatud, et tegelikult on nad on onupojad mulle, Henrik ja Tammuri ja mõlemad on minust vanemad, et siis minu isa Janek ja Henrik ja Tammuri isa Marek, siis on vennad, hakkasid tegelema suhteliselt noorest peast selle motospordiga, nagu Marek siis ütleme professionaalsemal tasemel rohkem võistlusi teinud kaasa, minu isa kui siis hobi korras rohkem, ja nii ma nende jälgedes olen kogu aeg käinud ja seda motospordi rütmis elanud, siis kogu aeg näinud, kuidas Henrik ja Tammur käivad võistlemas, isegi mäletan krosse, kui olen vaatamas käinud, kuidas onu Marek mul sõitis kuskil Tihemetsa krossil, mäletan, et kogu aeg on seda motorossi maitset mul nagu nii-öelda suus hoitud ja kogu aeg on see pildis olnud, et jube hea on nagu olnud liikuda nende järgi ja kogu aeg on iidolid olnud ees, et kelle poole püüelda ja kellelt nagu siis alt üles vaadata, et nii ta on läinud ja kogu aeg on nagu tahtmine olnud ise ka seda teha ja järjest aastatega rohkem siis see pisik on külge jäänud. No väga kihvt, ütlen ausalt, et isegi mina alles tänaseks sain lõpuks selle selgeks, et kes nad on ja mismoodi see asi olnud on, et ma arvan, et see on paljudele krossifännidele hea info. No, kui siin juba mainitud on nii-öelda isad ja onupojad ja talvikute dünastia, siis ma arvan, pikalt selle peale ei olegi mõtet peatuda, et kuidas see motokross sinuni jõudis, sest kui isad on ees sõitnud, siis on üpriski selge, et sealt kaudu oled ka sina selle raja valinud, aga kuidas sa oma võib-olla neid noorteklassi aegu meenutad tagasi, et ma ei tea, ma ei tahaks sulle liiga teha, aga ma ütleks, et sa võib-olla noorteklassides kohe selline domineeriv võitja ei olnud, et mis sa arvad, kas selline natukene underdogi seisus sõitmine alguses on sulle võib-olla hilisemas perioodis kasuks tulnud või kuidas sa ise neid noorteklasse meenutad? Jaa, et ma ei ole olnud selline võib-olla siuke talent kohe nagu niimoodi silma paistvalt, et
kõik on olnud raske töövaevaga kindlasti, et pigem olen ma jah, niimoodi tasapisi ülespool liikunud. Algus sai kindlasti siis Eesti tasemelt nagu tehes ja ütleme siis, ega ütleme, esimese meistritiitli saingi 65-ga nagu viimane aasta, siis kui ma 65 sõitsin, et ütleme, tol hetkel siis ütleme 65 viimane aasta oligi see aeg, kus ma hakkasin nagu võib-olla silma paistma rohkem teiste seast, et siis oli võimalus juba nagu isaga rohkem seda teha ja leidsime isegi mõned nagu toetajad juba tol hetkel nagu esimesed taha, kes olid nõus abistama, sest kogu aeg oli ikkagi päris raske majanduslikult seda asja teha, et ma mäletan isegi selliseid trippe, kui võistlustele minek oli, et kuidagi on meeles, et oleme kuskil, üks ehitusfirma oli toetaja ja läksime temale objektile niimoodi, et ootama nagu raha, et saaks nagu kuskile välisele reisile minna nagu. Ja siis jah, ütleme 85-stest ka juba nagu oli võimalus hakata käima välismaal, mis kindlasti nagu tuli suureks plussiks kaasa, et nii kaua tegimegi, ütleme siis onu aitas sinnamaani ka natuke treenida, sain koos Henriko Tammuriga treenida, mis oli ka kindlasti väga suur pluss, et meil oli siis ütleme 65-85 ajalisel ka oli olemas enda krossi rada onu poolt tehtud, siis tol hetkel oli see Audru Auto 24 ringraja juures ja see oli kindlasti väga suureks plussiks, mis aitas kaasa, et saime Henriko ja Tammuriga seal palju koos sõita ja trenni teha koos pundiga. Ja nii ta läks, et siis ma arvan, et jah, siuke 65 lõpp 85 ja algus oli see aeg, kui ma natuke hakkasin silma paistma teiste seast. Ma täna just hommikul viisin natukene rohkem, kui ma ütlen päris ausalt, et kuna ma ise olin juba MX2 ja võib-olla võistlesin rohkem välismaal, et noorteklassidel silma peal ei hoidnud ja ma täna guugeldasin ja YouTube'ist natuke otsisin sust mingisuguseid videoid ja klippe, et milline see üldse, mis ütleme, tsiklid, mis varustusasjad, et me paneme siia kindlasti YouTube'ist ühe klipi juurde ka, kus ma ei tea, mingid Liivasemaa rajal võib-olla seesama rada, kus sa just mainisid, et oled seal trennis ja minu arust su sõber Marek on selle üles laadinud YouTube'i, et siis inimesed saavad pildi ette, kuidas trenn käis. Ma ka eile õhtul just nägin seda, lõpeb ta ilusa esiratta üle valli sõidu klipiga. Ja, ma vaatasin ka. Ja. Aga me oleme siin rääkinud nüüd sinu sellest algusaastatest ja sa ütlesid, et 80 peale minnes hakkasite natuke tõsisemalt võtma ja vaikselt said seda hoogu sisse. Kuidas sa ise mäletad, millal sul endal see nii-öelda klikk käis, millest me oleme rääkinud, et kui sõitjad teinekord saavad aru või teevad selle otsuse, et nüüd ma tõesti lähen nagu all in ja valin selle motokrossi karjääri, et mis sinu jaoks see selline pöördemoment oli, et on sul isaga olnud selliseid arutelusid, kus te nagu peate valikuid tegema või millal see suund sai seatud tippsõitjaks pürgimise poole? Ja ma arvan, et algul oli kindlasti rohkem see, et ma isegi mäletan algul, et rohkem oli see, et isa tahtis nagu trenni minna nagu mina, aga siis mingi aeg oligi 65 lõpp, ma arvan, kui ma sain selle esimese meistritiitli ja ütleme, hakkasime väljaspool Eestit käima sõitmas 84 algul. Siis oli too hetk, ma arvan, kui nagu mul tuli see tahtmine
kõvasti sisse, et 85 algul sai käidud, ma mäletan isegi Belgias laagris küll, jäi lühikeseks see laager paaripäevaseks ainult, kuna ma kukkusin endale, tegin põlvele haiget seal põlvesidemele ja pidin tagasi tulema kohe. Aga ikkagi nagu 85 algus, ma arvan, oli see aeg, kui ma nagu siis isaga hakkasime seda tõsisemalt võtma ja keskendusime rohkem nagu siis ütleme krossile, et siit võib midagi nagu tulla. Ja ütleme 85, siis viimane aasta tegelikult oli mul väga hea aasta, et ma olin hoo poolest väga hea, et võitlesime siin Meiko Vetikuga väga tihedalt siis Euroopa sarjas ja isegi olin top 3-s nii-öelda tsooni etappidel siis kokku. Kahjuks ma sinna Loketisse lõppvõistluse ei saanud, kuna Stelpes kukkusin endal siis jalaluu katki nagu ja päris pahasti veel, nii et mõlemad luud olid katki siis hüppeliigese juurest ja see oli päris raske vigastus mul nagu, et tagasi tulla siis terve 2017 pool aastat siis jäi mul nagu poolikuks, mis oli nagu päris suur löök siis nagu karjääris, et kuna tol hetkel nagu oli siis ütleme, kui hästi sõitsid, oli võimalik juba saada kuskile võrritiimidest tegelikult nagu 125 sarja Euroopasse. Ja tol hetkel mul oli päris hea hoog juba ja see Loketi nagu võistlus, ma isegi käisin Loketis trennis, ma mäletan enne seda tsooni etappi seal Euroopas, et keskenduks sellele võistlusele. Ja siis ma läkski see jalaluu katki, et siis oligi terve pool aasta ei saanud sõita enam ja siis esimene võrri aasta otsustasimegi, et võtame üks rahulikum aasta ja keskendume rohkem Eesti võistlustele, et sellest pikast pausist nagu tagasi tulla, et siis 125-ga ma hakkasingi tegelikult Yamahaga üldse sõitma. 85-st ma sõitsin KTM-iga, et Tõnu Lill tuli mulle vastu suure abiga, kuna see aeg oligi võib-olla siis ütleme majanduslikult kõige raskem, et sinna 85-st 125-sesse edasi astuda, et siktid lähevad suuremaks juba ja kallimaks, et siis isa rahakott oli ka, ütleme nagu, mängis väga suurt rolli selles osas nagu, et siis Tõnu Lill tuligi appi sellega ja siis sõitsin Eestis võistlusi ja mõned Euroopa võistlusi ja hooaja lõpus oligi siis meil see Yamaha Cup nagu, siis 125-sed kõik Yamahad olid seal ja ütleme, et see kross oli minu jaoks päris tähtis võistlus, et tänu sellele mind valiti siis Yamaha tehase tiimi. See praegu on siis selline Monster Edge'i MTC Yamaha tiim, et see on siis nagu ütleme Yamaha programm on ja siis see koosneb nagu sellest võrritiimist, millest ma rääkisin, siis on Euroopa kahepoole tiim Hutten ja siis on Kemea ja Vilvo nagu tehase tiimid GPs. Et siis ma saingi sinna kõige alumise astmele siis Yamaha võrritiimi tänu sellele programmile nagu ja ütleme siis see oli see pöörde moment karjääris, kus nagu asi läks nagu tõsiselt ja ütleme, tegelikult see oli nagu väga suur samm minu jaoks ja ma olen nagu väga tänulik sellele, et see juhtus. Et kuna ütleme poiss, kes on võistelnud ainult Eestis, ütleme siis esimene aasta võrriga nagu ja siis oli võimalus saada Euroopa sarja kõik etapid kaasa teha nagu tehase tiimi, siis see oli nagu väga kõva samm, et ma olen väga tänulik selle võimaluse eest, ja tegelikult see toimus tänu Tõnu Lillele, kes kahjuks täna on meie juurest lahkunud, siis tema aitas mind sinna sarja sõitma üldse ja tänu sellele siis, et ma sinna sarja sõitsin ja seal see oli nagu koos rahvusrossiga, mis oli Inglismaal 2000, mis aasta see võis olla? 17 või 17 äkki, jah, 17. Siis koos oli ja see oli nagu siis üks suuremaid võistlusi, kus ma sain väljaspool Eestit sõita nagu ja sellistel GP-radadel ütleme siis, et see oli kindlasti see pöördehetk mu karjääris. Räägi sellest tehase tiim, see on kindlasti suur asi. Räägi, milline see siseelu seal oli või mis see tiim nagu, räägi jah sellest seespoolt, et mis sinu jaoks nagu uus oli ja mis võib-olla kõige paremad ja halvemad asjad selle tiimi juures olid? Tegelikult oligi niimoodi, et algne variant nagu üldse, ma ei osanud isegi oodata, et nagu siuke koht võib mul lõpuks välja kukkuda sealt, ma võin saada nagu tehase tiimi niimoodi sõitma. Et mul tegelikult oli juba Tanel Liaukiga tol hetkel räägitud, et järgmiseks aastaks nagu siis 2018 aastaks, et ma sõidan siis Husqvarnaga A1M-i tiimis, tegelikult oli siuke väike kokkulepe olemas juba. Ja aga siis tuligi see Yamaha tiim ja sain sinna ja tegelikult see koosneski, see oli selline programm, et 2 sõitjat valis siis nii-öelda Yamaha nagu otse tiimina nagu siis välja, ja siis 1 sõitja tuli läbi selle Blue Crew programmi.
ja mina olingi see siis Blue Crew programmis osaleja, kes sealt edasi sai. Ma küll ei võitnud jah seda Inglismaa võistlust seal Rapscrossi raames, aga ma näitasin väga head kiirust seal ja võitsin esimese sõidu ära ja peale seda läksime siis Itaaliasse, Lõuna-Itaaliasse laagrisse. See oli sihuke 2-päevane sõidulaager, siis tegime füüsilist seal koos Steven Frossardiga ja siis olid ka siuksed nagu näost näkku miitingud siis, kus küsiti ja uuriti tuleviku kohta ja et mis on sinu eesmärgid ja kui suurelt tõsiselt seda võtta saad ja siis ma mäletan, et nagu mis väga suurt rolli mängis selle, et mind valiti, oli see, et Steven Frossard küsis mu käest, et mis on sinu eesmärgid nagu siis ütleme 2018 aasta hooajaks nagu, et siis ma mainisin, et nagu mu eesmärk on sõita nii hästi kui võimalik, kuulates nagu treeneri juhiseid ja keskendudes oma asjale ja siis tuleb ka see tulemus, mille nimel ma töötan. Ja seda räägiti pärast, kui mul see siis tol hetkel oli üks taanlane seal Yamaha boss ja kui ta helistas mulle, ma olin Eestis juba siis tol hetkel, et mind valiti sinna tiimi siis nelja nagu kandidaadi seast, siis öeldigi, et väga suureks rolliks oli see, kuidas ma seal nagu näost näkku siis miitingul ütlesin, et kui ma oma asja ajan ja keskendun oma programmile, tehnikale, kõigele, siis tuleb ka tulemus nagu, et teised olid seal kohe hakanud mingitest kohtadest rääkima ja niimoodi, aga mina olin nagu toonud nagu selle mentaalse poole nagu päris hästi välja seal ja et tänu sellele suuresti nagu siis valiti. Kuidas sa mäletad seda, kui sa mainisid, et sul oli Tanel Leokiga see nii-öelda eelkokkuleppe väike tehtud. Kas sa mäletad ka, oli teil natukene nagu arutelusid sellel teemal, et kas võtta see Yamaha pakkumine vastu, kas Tanel andis selles osas nõu sulle, et mine kindlasti või oli see raske otsus või oli see kerge otsus? Jaa, kindlasti oli, et ma Taneliga kohe kindlasti kontakteerusin ja arutasime, et mis ta arvab sellest plaanist, et noh, ütlemegi, kuna selle maani siis 2017 aasta lõpuni, siis ma olin nagu nii-öelda Tanel Leokiga väga palju koos sõidutrenni teinud ja tema oli siis nagu treeneri rollis niimoodi. Siis ma arutasingi, et nagu Tanel on, ta alati nagu soovitab minna väljamaale võistlema, Euroopas olla võimalikult palju, kui seal olla saab. Ja tema soovitaski võtta selle Yamaha diili ka vastu nagu ja ütleme, see programm koosneski sellest, et ma olin seal tiimis siis Penistandi ja Helsingaga koos. Penistand praegu MX2-s väga kiire kutt. Helsinga tuli just Euroopa meistriks 250 sarjas nagu. Et minu jaoks oli see nagu ülikõva, okei, ma olin seal tiimis 3. sõitja kiiruselt ja ütleme, võib-olla ei läinud nii palju tähelepanu ja kõik näiteks tsiklijupid ja asjad nagu, et ma ei saanud nagu nii palju neid võib-olla näppu otsaga, aga siiski, et ma sain selliste sõitjatega koos ühe tiimi telgi all olla, sain käia laagrites, sain esimest korda läksin üksinda siis Prantsusmaale elama 8 kuuks nagu tiimi juurde. Et see oli nagu omamoodi seiklus ja kindlasti nagu siiamaani nagu väga suur osa sellest, kuidas see kõik alguse sai, see motokrossi sportlaselu, et võib-olla mul ei olnud aimugi enne, ma olin nagu Eestil pinnapealselt seda asja teinud nagu. Ja siis, kui ma sain süvitsi sellise programmi minna, kuidas need treeningud kõik toimuvad, siis need tsiklid on ja Yamahad nagu nii-öelda ikkagi tehase toega tsiklid on ja et kuidas see tiimi elu kõik toetab, mehaanikud on sinnamaani isaga kõike teinud, et nagu see avardas seda silmapilti tohutult nagu. Ja siis see oligi tegelikult tol ajal, kui ma hakkasin Harri Kullasega siis koostööd tegema, et 2017 lõpp oli too aeg, kui ma mäletan, olin Potsepale trennis ja Karl tuli minu juurde ja pakkus siis sellise variandi Harri Kullasega välja, et nad olid varem seda ka isaga mul arutanud ja isa oli mul tol ajal oli juba siis ütles nagu ka välja, et tema mind ei oska nagu rohkem õpetada, et ta ei tea, mida edasi teha ja et oleks vaja treenerit nagu. Ja siis tol hetkel oligi see, kui Karl tuli selle jutuga sinna ja Harri koos töös nad siis pakkusid selle variandi nagu välja, et Harri hakkab mulle tegema siis treeningplaane, sõiduplaane, võimalikult palju koos trenni teha, kui võimalik on
ja see oli nagu minu jaoks nagu ülikõva, nagu et keegi suudab nagu minu jaoks teha nagu ütleme päeva järgi rutiin, treeniplaanid, sest et ma olen, ütleme eluaeg, ma olen nagu siiamaani olnud selline inimene, mulle meeldib nagu, kui mul on kindel plaan ees, ma tean täpselt, mille järgi ma teen ja siis see järjepidev töö Harri Kullasega kuni siis ütleme tänase hetkeni on, ma arvan, väga suurt vilja kandnud, miks ma olen jõudnud siiamaani, kus ma praegu olen. Ja kui ennem rääkides siis Karliga, et kuidas Karl mind märkas või kuidas mina teda märkasin, siis kõigepealt ma mäletan Karli esimest korda, need samad klubitrennid olid. Ma ei mäleta, ma arvan, ma olin 6-9 lõpp, 8-9 poiss algul ja Pärnu autolubi siis eesotsas Karliga seal on ju, nad pakkusid mulle variandi, et tulla füüsilist trenni tegema jõusaali. Ma arvan, ma olin seal kuskil 14-15 on ju, mind isegi ei lastud jõusaali. Et siis tänu sellele motolubi trennile ma sain hakata jõusaalis käima nagu, ütleme, mitte mingeid raskusid raskelt tegema, aga kõik nagu oma keha kaalu järgi ja lihtsalt nagu hakata trenni tegema korralikult. Ja need klubitrennid, ma arvan, olid tegelikult ülihead minule, et kõik need spinningud, mida me seal koos tegime, siis grupi nagu siis trennid, ringtrennid, nagu need mõjusid mulle ülihästi, sest tegelikult ütleme, ma olen füüsiliselt nagu suhteliselt heas seisus olnud kogu aeg terve oma karjääri vältel nagu ja ma arvan, et ma sain noorest peale hakata nagu sellistest klubitrennidest osa võtma, see mängis ikka väga suurt rolli selles, et tagantjärele mõeldes siis polegi enne niimoodi mõelnud, et nagu tegelikult ikka päris hästi joppasid sinna sain tol hetkel nagu ja üldse klubiga niimoodi koos trennida, et mäletan tihtipeale jõusaalis vaadata mulle, et siis ma väike tatikest siit otsin, et nagu, et valesse kohta olen sattunud. Et siis oligi tihtipeale, kui teadsid juba neid klubis nagu suuremaid, vanemaid sportlasid seal, kes olid trennis, siis tihtipeale tulin sinna ette reception, siis MyFitnesse mäletan, siis helistasin kellelegi sealt seest, tol hetkel oli, ma arvan, et Jens Urras oli helistasin Jensile, et kuule, et sa saad mind, ma olen liiga noor, vaata. Jens tuli ette reception'isse, siis ütles, et ta on minuga ja siis ma sain sisse nagu trenni tegema. Et sellised asjad on meeles nagu ja tegelikult on ülivägev nagu mõelda niimoodi, et ja samas siis jah, Karliga saigi siis, seal oli see esimene aeg, kui ma nagu sain teda tundma natuke ja üldse mulle nagu nagu läksid korda need klubitrennid, ma mäletan nagu iga kord, kui ma koju läksin, nagu mul oli siuke tuhk peale seda trenni sees, kõik need spinningu trennid ja asjad nagu, mulle nagu nii meeldis trenni teha juba noorest peale nagu. Ja siis oligi, et kuna Karl tuli siis jah, appi, ütleme 2019 siis lõpp selle, ütleme siis eelarve tegemise osas, nagu ma mäletan, Karl helistas mulle isale ja ütles, et kutsus nagu enda juurde, et ta tutvustab seda asja ja kuidas me võiks teha ja ütles, et me ei olnud kunagi isaga teinud sellist hooajalist eelarvet, nagu mitte kunagi. Ja mul ei olnud aimugi, kuidas see võiks ette näha või midagi. Ja me oleme teinud sellisest võistlusteks muidugi nagu paned kokku nagu eelarvet, kui palju kütust läheb, ma ei tea, näiteks laevapiletid, lennupiletid, niimoodi hooajaks nagu läksidki sinna ja siis Karl hakkas nagu võtma neid punkte läbi, see rajatasud on ju näiteks. Siis ma ei tea, mingid massaažikulud, füsiod on ju, nagu need kõik asjad, et tegelikult maksavad raha ja igast nagu jupid asjad, nagu see oli tegelikult ulme, kuidas see asi töötas nagu ja minu jaoks nagu avardas seda silmaringi nagu nii palju ja üldse seda õppisin seda raha väärtust nagu hindama palju, et siis 2020 aastal, kui me hakkasime nagu Karliga tõsiselt seda asja tegema, siis esimene trip oligi meil koos treeninglaager Hispaaniasse minnes. Ütleme, et siis ma olin 17-aastane ja esimene kokkupoode niimoodi üksinda Euroopasse minnes oli, kui ma olin 16-aastane selle Yamaha tiimiga, siis see oli juba nagu päris raske, läksid üksinda selle ema-isa muretsevad kodus üksinda Prantsusmaale seal, ei oska süüa teha, ei oska pesu pesta, kõik on ette taha kodus ära tehtud, siis nagu see oli ikka kuradi ma raske. Et siis seal oli see esimene kokkupuude niimoodi üksinda Euroopas olla, mäletan seal Benistandi ja Etsingaga olime nagu, nemad seal väga palju ei elanud muidugi, mina elasin seal, Benistant oli rohkem seal, aga alati trennis käisime siis isegi
Frossardiga seal, Frossard oligi meil treener nagu siis ütleme off-season'i ajal nagu siis jõusaalis ma olingi nagu, ma olin juba tol hetkel suht heas vormis füüsiliselt nagu, et ma olin siis alati nagu Helsingast ja Penistest jõusaalis tugevam, aga rajal jäin nagu päris palju maha nagu kalendriga on ja aasta lõpuks siis juba suutsin liivases juba nendega sama tempot hoida, aga kuhu ma tahtsin jõuda oli see, et kui me 20 aastal läksime Prantsusmaale Karliga, siis isa ei saanud tulla, isa pidi tööle jääma siis Eestisse on ja isa sõitis bussiga Hispaaniasse, meie lendasime Karliga järgi. Siis see on päris hea meenutus sellest reisist, et kuidas me seal alguses siis kahekesi on ja kumbki väga süüa ei osanud teha on ja siis läksime sinna. Karl oli mehaaniku rollis on ja siis oligi esimesed hommikujooksud on ja koos tegime hommikujooksu, nii siis läksime tegime hommikuvõimlemist ja siis mina tegin hommikusöögi või isegi Karl tegime putrusel, seda ikka oskasid teha. Siis oli seal mingid muussi vahetused koos, seal proovisime hakkama saada, jumala närvis mõlemad, et seal jõuaks trenni ja niimoodi. Siis need saime tehtud, siis saime trenni lõpuks, siis saime trenni teha seal alguses, seal oletan seal Lõuna-Prantsusmaal, kuna Hispaania oli vee all seal, siis trenn läbi, ei mingit pastat kaasa ei teinud, ei osanud ja siis olid siuksed borsisupid ja bussis ja lasime gaasipliidi peal soojaks raista, niimoodi me panime paar esimest nädalat Karliga. Nii nagu kasuisa rollis, kui siis oli koka, mehaaniku ja treeneri rollis, nagu see oli ülivägev tegelikult nagu aeg, kui me koos hakkasime tegema ja ma arvan, et ta ise ka nagu kaifis seda nii väga, sest ta on nagu nii palju selles motospordi sees on, teab seda, kuidas Euroopas, nagu, et sa pead minema sinna Euroopasse ja sõitma nendel radadel, et edasi pürgida nagu ja siis oligi, miks see nagu hakkas nii hästi minema koostöös nagu Karli ja Harriga, kuna kogu aeg olid seda isaga teinud ja siis oli nagu mingi suurem konkreetsem plaan nagu ees ja saidki teha nagu trenni nagu järjepidevalt, mis nagu edasi viis, et nagu tegime 20 aastal seal, olime seal Hispaanias laagris Reetsendis, meil oli hea punt seal, meil oli nagu Karl oli esimesed nädalad seal, siis tuli mul isa mehaanikusse, siis vahepeal oli Harri isa on ja siis ma kutsun vana Harriks, Harri Kullas on ja siis oli meil seal, et meil oli nagu kogu aeg saime koos Harriga trenni teha ja siis oli meil Priit Rätsep oli koos Mikk Martin Lõhmusega seal, saime koos trenni teha ja siis vana Harri oli treeneri rollis, et nagu see nagu minu jaoks oli nagu ülihea aeg, kui nagu mul hoiti nagu silma peal nagu igapäevaselt põhimõtteliselt, mida ma tegin seal nagu isegi nagu ütleme siis Harriga koos niimoodi elades seal treeninglaagris näha seda, kuidas Harri näiteks toitus on, nagu see oli minu jaoks midagi uut on, et ma olin seal võib-olla harjunud tihtipeale seal magusat sööma juba tol hetkel nagu niimoodi ja patustama nagu kergelt ja siis seda režiimi jälgima, et nagu sealt sai see väga suure alguse, ma arvan, üldse, et hakata nagu sellest profisportlaste elust aru saama. No see on seesama koht, et kui sa ei tea ja ei ole näinud seda ise lähedalt, siis isegi kujuta ette, mis see päris režiim ja sportlase elu on, et see avab palju silmi. Seesama nagu, tegelikult ma olen nagu väga palju, ütleme, kopeerinud ja võtnud siis nagu kuidas Harri teeb või kuidas Harri ja tema elukaaslane siis Lisett on seda asja ajanud nagu kõik selle toitumise poolest, trenni poolest, et nagu mul ei olnud enne aimugi võib-olla, kuidas see asi nagu töötas, et nagu jumal tänatud, mul nii noorest peale oli võimalus nagu siis sellised nagu treeneri ja sõidumehega siis koos seda asja tegema nagu, selle eest ma olen kindlasti nagu väga tänulik nagu, et see on kindlasti nagu, see on üks põhieesmärki, mis ma olen siin, kus ma olen praegu. Ma korra tulen tagasi selle sama tripi juurde, kui me kahekesti läksime, ma just räägin nagu oma vaatest korra, et kuidas me kahekesti läksime, lendame sinna, autod, värgid, lähme Hispaaniasse laagrisse, siis tuleb välja, et seal oli mingi kuradi orkaan. Okei, siis lähme Lõuna-Prantsusmaale. Muidu oli see asi, et me võtame auto, siis me lähme Hispaaniasse, seal on Harri, Priit, kõik tipp-top, Priit oskab muusse vahetada, jumala mahe, ma ei pea ise midagi tegema. Pesen selle tsikli ära ja kõik on korras. Ja siis ühesõnaga, siis oligi nii, et Harri ja Priit praktiliselt nagu meie olimegi siis seal ütleme, ma olin nädal aega kokku ja me olime esimesed paar päeva siis seal Prantsusmaal. Ja ma mäletan jumala hästi see esimene nii-öelda trenn siis, kuhu me läksime, ma mäletan, mis see raja nimi oli, aga kuskil seal mere ääres oli enam-vähem. No ühesõnaga, kuskil seal oli. Ja siis mõtlesin, et peaasi, et rehvi ei peaks vahetama, sest et ma, ühesõnaga, tal oli mingi Rabakonda asi kaasas, ma olen kunagi seda kasutanud, ma olen mitte kunagi enne muusse vahetanud, sest et ma muidu nagu mootorratast juures oskan nagu asju teha, et ma päris lõdinäpp ei ole. Vahetan oma rehvid ära, aga muusse ja see on ju hoopis teine vahet. See on üks asi, mida võib-olla ütleme ka, ma oskan ka samamoodi lihtsalt tsikli teha ja see muussi vahet, see on üks siuke asi, mida igaüks ei tee. Esimene trenn ära siis.
ma ei mäleta, kaua ta seal sõitis see rada oli ka tol päeval ju, see oli täis tuhbetoon. Kivi kõva. Vaatasime kahekesi seal niimoodi rajaaris. Ei tea, kas tuleb päevaga otsa. Esimene sessioon ära, rehv jumala tükkides süle. Esimese päeva saime kuidagi seljada. Ja siis teiseks päevaks läksime kuskile, kus me läksime, sinna Aranda rajale. Ja no selleks päevaks oli vaja rehv ära vaadata. Oi, mis mõelda. See rehvi vahetus oli veel niimoodi, et me olime seal mingis Airbnb's ja siis oligi niimoodi, et esimene päev, vaata, et rääkisid, me tegime hommikujooksu koos, aga teine päev ma hommikujooksuga koos ei saanud teha, sest mul oli vaja muus vahetada. Ja siis tema läks jooksma ja siis tema hakkas süüa tegema. Mina läksin siis rehvi vahetama ja mäletan jumala hästi, et sain rehvi maha. Ja no ega seal ei olnud ju mingit garaaži ega midagi. Meil Jörki buss, tumesinine unistus, kuidas me teda kutsusime, luuk oli lahti. Ja siis läks rehvi vahetuseks ja sain taga rehvi maha ja rämedad padukad hakkas sadamonid seal väljas lihtsalt kuredi tööriistad, värgid laiali seal, üritan seda rehvi peale saada. See oli paras kino, aga selles suhtes lõpuks saime hakkama ja nagu äge asi, mida meenutada. Proovile selles mõttes, kohe pandi proovile kõik asjad ette. Esimene päev oli täiesti kuiv, jumala hea, mitte midagi tegema, ei pea ainult rehvi vahetama. Teine veel räige pasa auk, pill on nagu, ma ei tea, 30-40 kilo raskem seal. Sest teisest trennist mul on ka veel see naljakas nagu seik meeles, kuidas sinna raja peale minnes, oligi vihma sadanud ja see oli nagu konkreetselt kuskil karuaugus see rada, nagu ikka tavaliselt. Eriti Prantsusmaal. Ja siis seal oli veel nagu siuke korralik allaminek nagu ja vetik oli seal kohal ja ta oli selle suure fuuraga, see turneebuss, mis tal on. Ja siis ma vaatasin neid jälgi, mismoodi sealt läinud oli. Mul oli reas, ma mõtlesin, ma keerame selle enda bussi külile ja siis ma mõtlesin, see vetik selle suurega sealt alla tuli. Ühesõnaga alla me jõudsime ja siis tookord oligi see räige pasa reis ja siis see oli see sama kord, kui Jörgen rääkis spordisuppi keetmist, me läksime mingisse mündikasse seda siklet pesema. See oli sama asi, mina lasin siklet puhtaks ja see tõmbas seda spordisuppi sealt. Me olime nagu 2 tonti seal Prantsusmaal, aga näed, tehtud sai ja ega kui tahtmist on, siis saab. Vaat need lood ongi täpselt need, mida tegelikult inimesed kuuldavad, sest et paljud, kes krossi käivad vaatamas, nad ei näe kunagi nende telgitagusse või talvistesse laagritesse. Mul endal hästi meeles, mul oli kunagi Soome tiimilt, samamoodi rääkisid, et kui tööd hakkad tegema, see hakkab kindlalt vihma kaelaga alla. Kunagi Soomest oli Otto Pianosse võetud Soomest mehaanik kaasa ja hommikul, kui ta astus külmast matkaautost, kus gaas oli otsa saanud, nii palju oli vett kummikutes, astus sinna sisse ja siis vaatas taevast, et kas see ongi see motokrossi unistus. Et see on see, et see raske töö tulebki sealt. Ilu ja põlu motos. Ja kõik see teeb need võidud palju magusamaks. Aga nüüd me oleme palju rääkinud sellest silma jäämisest ja mul on võib-olla selline kahepealine küsimus sulle, aga alustame esimest, et ma lugesin nagu tiimid ära, kus sõitnud olen, ma sain 5 aasta jooksul tänase seisuga siis 6 tiimi. Et kõigepealt seal Yamaha tiim on ju, siis tuli Tanel Leoki tiim, A1M, siis tuli ASA United Husqvarna, siis tuli sinna peale PT Racing on ju. Ja nüüd siis tulid ringiga koju tagasi Sahkarisse ja nüüd oled otsapidi USA-se SC selle Sport Homes Husqvarnaga. Kas sa oled ise analüüsinud ka, et kas see on taustajõust kinni või on see sinu mingisugune raja peal või raja kõrval, millega sa nagu nendele tiimidele või inimestele silma oled jäänud ja kas sa oled seda teadlikult teinud või on see lihtsalt midagi, mis on suga kaasas käinud? See on mõlemad kindlasti, et eks ma olen silma ka jäänud, et ütleme siis, kui sa ikkagi Euroopa sarjas seal võrriga juba suudad seal ees sõita, siis siin märgatakse ilmselgelt. Ja okei, siis nagu tänu sellele, et ma sinna Inglismaale sain 2020 aastal, suur osa oli kindlasti Harri, sellepärast, sest Harri oli mitmed aastad juba Inglismaal sõita ja tal oli sidemeid seda ja juba tiimid, kus Harri varem oli nooremana sõitnud, siis ta on kogu aeg suhtluses nendega seal iga nädalavahetuselt. Ja siis hakati uurima minu kohta ja eks üldse tegelikult palju mängis rolli see ka, et 2019 lõpus Harri ütles mulle, et kuule, et tule tee paar Briti meistrivõistlust kaasa, et lähme koos kämperiga sinna, võeti minu tsikkel kaasa ja siis tol ajal olin A1M-i värvides võttis minu ühe tsikli kaasa ja sain minna nagu britikatele sõitma, mis oli jälle nagu üks ülisuur võimalus minu jaoks, et ma sain siis nagu uut sarja sõitma, kuna ma teadsin tolle, et tegelikult et nagu Briti meistrid tegelikult suht kõva tase, et kui sinna saad jala ukse vahel on tegelikult päris hea, et sul on võimalus seal ikkagi, ütleme siis, need on seal suhteliselt sarnased MXGP radadele. Ja siis olingi seal, viimane etapp oli Landraigis võistlus, ma mäletan, siis
olin teine sõit 4. onju ja isegi niimoodi mäletan seda võistlust niimoodi sõitsin, et Harri aitas mul siis sebida mehaaniku sinna, kuna ta ise võistles ka onju, see oli siis tema tiimikaaslase vend, kes mul tsiklit tegi seal onju. Ma olin siis Harriga seal, Harri oli Setiga kämperis onju, üldse nagu tegelikult tagantjärele mõeldes, siis ma ei tea, kuidas Harri ja Lisett mind kannatanud on kogu aeg, et sest nagu reaalselt nad on nagu mulle perekond olnud, me oleme koos elanud nii palju, nad on võimaldanud mulle üldse elukoha, kui ma Belgiast tulin esimest korda kämperis olla, nagu võtnud mind kui oma poega nagu mõnes mõttes vastu, siis tegelikult oli nagu ülikõva, et ma sinna Inglismaale sain ja jäingi siis sellele ühele Lee Dolanile, siis Asa tiimibossile nagu silma ja Harri siis nagu ajas seda asja, aitas rääkida ja saingi siis sealt siis nagu sinna tiimi, aga edaspidi ütleme siis sinna PT tiimi nagu siis sinna sain puhtalt siis ütleme siis tulemustega ja silma sain, et too hetk ma mäletan oligi hea, et kui 2020 aasta oli, siis oli Lommeli sellise triple header viimane nagu koroona ajal onju, siis peale juba esimest Lommelit ma käisin seda pilli testimas ja ma juba kirjutasin põhimõtteliselt lepingule alla onju. Et siis ma sain viimasele võistlusele minna nagu jumala puhta nagu rahuliku hingega vastu, mul oli juba järgmiseks aastaks koht teada onju. Okei, tagantjärele mõeldes võib-olla kunagi ei tea, aga oli ka võimalus minna muudesse tiimidesse, oli päris palju variante, oli too aasta nii MM-i minna sõitma ja siis tiimidesse, kui siis ka pärast tuli hiljem näiteks Yamahalt tuli kõne, et Huttenisse nagu pakuti kohta, aga oleks ja poleks, siis mul oli diil tehtud juba selleks ajaks ja ma arvan, et hea, et nii läks nagu, et siis me otsustasime nagu üldse, nagu me kutsume nagu seda nagu tiim CMT, siis meie jaoks nagu suuresti tähendabki seda nagu minu nagu siis taustajõud, ütlemegi siis nagu Karl ja Harri treenerina, Karl siis nagu abimehena ja siis nagu sellest ongi see nagu tiim enam-vähem tulnud on, siis me nagu otsustasimegi, et nagu natuke vara on minna veel MX2 sõitma, nagu ma olin siis tol hetkel on ja 17, ma sain 18 on, kui see 2020 aasta lõpp oli, kui ma sinna PT-sse nagu sainisin, nagu siis otsustasime, et liiga vara, et nagu tegelikult see MM on nagu nii kõva tasemega seda ja ma ilmselgelt ei olnud selleks valmis nagu. Ja siis nagu minu jaoks oligi nagu see nagu raske see 2021 aasta, sellepärast, et ma läksin nagu ütleme, Karlil on hea ütlus selle peale, et ema rinna piima pealt läksin Euroopasse elama. Et nagu tegelikult see oligi niimoodi ja see oli väga raske nagu minu jaoks üksinda minna elama Hollandisse. Tiim andis mulle elukoha, aga nagu üldse minna sinna elama nagu see oli minu jaoks nagu täiesti müstiline tegelikult nagu, sest et Eestis nagu oli kõik nii nagu lihtne minu jaoks, nagu sa tead, mida sa teed seal on ja siis sa olid üksinda Euroopasse ja võistlesid, iga päev sõitsid seal põhimõtteliselt ma ei tea, tehase meestega samal rajal on ja see võrdlusmoment kõik on ja see vaimne pool, see üksinda olek on ja perest eemal, sõpradest eemal, ma ei olnud tol hetkel nagu nii julge ka ja sotsiaalne inimene, et ma seal kohe nagu sõpru oleks endale looma suutnud hakata on ja siis see oligi nagu mingil mõttel ma olin nagu veits pettunud, ütleme sellest, sellepärast et nagu minu jaoks see tundus nagu nii raske minu jaoks, et nagu kas ma üldse suudan seda teha, et ma olin nagu vaimselt nagu väga madal seisus seal sel hetkel, kui ma seal üksinda olin nagu. Ja siis hooaja lõpp, ütleme nagu üldse need vigastused ja kõik nagu mängisid ka väga suurt rolli ja väga keeruline oli. Õnneks nagu tihtipeale Karl ja Harri olid seal olemas minu jaoks ja õnneks nagu ma sain nendega koos seal olla, aga ikkagi nagu ütleme vaimselt pidi väga palju tööd tegema ja tugev olema ja siis aasta lõpuks juba hakkasid asjad nagu paremuse poole minema ja üldse nagu see on täpselt seesama asi, et sa pead ise kõigepealt need vead ära tegema ja kogema, et saada aru saada, et sa algul nagu sulle öeldakse küll seda ja sa tead seda tausta, mis seal on nagu, aga sa miskipärast ikka nagu ei taha seda lihtsamat teed käia ja sa tahad kõik need kraaviurkad läbi käia, et lõpuks jõuda sinna. Ja siis ei olnudki sellest aastast nagu midagi hästi välja, tulemust ei tulnud, ma sain küll väga kõva kogemus ja aasta lõpuks, nagu ma mäletan ka, meil oli siuke toetajate nagu siuke miiting on siis eelmise aasta lõpp ja siis ma nagu ütleme, ma juba nagu julgesin nagu iseseisvalt nagu enda seest näiteks seista ja rääkida, nagu ma sain nagu suureks meheks juba, ütleme niimoodi. Siis nagu ma õppisin selle aastaga nagu nii palju, aga nagu tol hetkel oligi see, et nagu ma olin hiljaks jäänud juba, nagu järgmisest aastaks mul kohta enam ei olnud, ma kellelegi silma ei jäänud, tulemust mul ei jäänud enam, aga see ongi see elu on tegelikult väga karm motospordis ja üldse spordis, et sa ei saa lasta endale niisugust vaheaastat halva sisse, kui sa edasi selle redeli järjest ülespoole ronid.
ja siis tol hetkel ma olingi juba kaotanud nagu selle nii-öelda siis nagu ütleme, hea tiimi koha, onju. Ja siis ma saingi nagu aru, et vahepeal sa pead kaotama selle, et saada aru nagu, et mis on sinu jaoks tähtis või miks sa tahad seda teha ja hinnata seda, et ma hakkasingi asja liiga tõsiselt võtma, onju. Mul kadus see fun nagu ära. Ja siis õnneks oli võimalus ikkagi siis Sahkari tiimiga siis alustada ja seda aastat koos nagu. Ja see aasta ma siis juba nagu teadsin, kuidas see asi töötab, et ma olen see aasta ka nagu Belgias elanud ja enamus ajast, et meil on olnud õnneks võimalus Belgias mul siuke elamine võtta ja ma olen saanud seal elada ja koos kõvade meestega rasketel radadel trenni teha, mis on edasi viinud ja nüüd ma nagu juba teadsin seda, kuidas see asi töötab, kuidas ma seal üksinda olen, et ma nagu pean endale sotsiaalset võrgustikku looma seal ümber sõpru, et mul oleks toredam seal olla, üldse nagu asi ei koosne sul ainult motocrossist, et nagu mul oligi nii, et kui 21 aastat ma olin alati nagu oli ainult motoross 24/7 ja mitte midagi muud, siis ma õppisin seda, et elu ei ole ainult motoross, et sa pead elu nautima, ma ei tea, käi söömas sõpradega, käi kinos, ma ei tea, veeda aega, mängi minigolfi, diskgolfi, mida iganes, et nagu see, kui õnnelik sa oled nagu tegelikult üldse rahul nagu igapäevaselt, see avaldab lõpuks sul rajal, et asjad peavad kooskõlas olema ja nüüd nagu see aasta ongi olnud jälle üks suur samm edasi minu karjääris nagu ja et olen suutnud nagu uuesti nagu siis, no ma olen teadnud kogu aeg, et mul on sisu olemas ja ma ei ole kuskile kadunud olnud, aga lihtsalt nagu tol hetkel eelmine aasta üldse tundus nagu nii raske uuesti, nagu miks see Euroopas olemine nagu nii raske mul on ja kui ma olin 20 aastat nagu Eestis, siis kõik tuli kõik, et siis oligi see aasta on uuesti läinud ülesmäge ja õnneks siis nüüd hooaja keskel siis oli võimalus siis Inglismaa Husqvarna tiimiga liituda, et pakkusid mulle siis Britikaid sõita ja mõne MM-i sõita ja siis veel USA-sse tulla, mis oli kindlasti suur siis otsuse tegija selle diili juures, et alati on olnud unistusi sõita USA-s, olen vaadanud telekast neid krosse, neid radasid, et nagu see on midagi hoopis teistmoodi kui Euroopas sõitmine, ja siis oligi õnneks võimalus Sahkariga nagu koostöös siia tiimi tulla ja nüüd ongi, et ma arvan, et see diil tuli ka suuresti okei. Ma olen nagu selle tiimibossiga nüüd rääkinud ja nagu hea sõber Neil Prince on ta nimi, et siis ta nagu on mind juba võrjajast teadnud ja märkanud ja et nagu kogu aeg on nagu olnud silmapiiril, eks tiimid jälgivad, isegi ma mäletan nagu kui Mark Truuber oli eelmine aasta treener, siis eks sealtpoolt tuli ka öelda, et näed, et kui hästi sõidad ja kõik on olemas, siis näed, FNH on võib-olla võimalik saada Kawasakisse, aga nagu see ongi see, et nagu nad ütlevad seda kogu aeg, et see nagu sa ei saa sellest liiga nagu kinni võtta, aga sa tead samal ajal, et sul hoitakse pilku peal, kui sa hästi teed. Ja siis oligi, Neil Prince ütles ka, et ta on mind jälginud ja et hea sõitja ja siis ta võttiski nagu Harriga ühendust, kuna Harri on ka kunagi sõitnud nagu tema tiimi all, Suzukiga seal ja ka hiljem siis, et siis tuligi selline diil ja olin nõus selle eest kohe kinni võtma nagu, et jaa, see sinu küsimusele vastates siis kindlasti on suur roll on kindlasti Harril ka selles, et ma olen nendest tiimidest saanud, aga olen ka ise silma jäänud. Teine osa siis küsimusest, et jõudsimegi selle tänase SC Husqvarnani, et kas nendega tuleviku väljavaated ja kas sa näed ise nagu tänaseni sa oled põhimõtteliselt iga aasta tiimi vahetanud, et kui suurt väärtust sa näed, et kui sa suudaksid jääda mingi tiimi juurde nüüd püsima, et siis areneda koos edasi, et ei oleks iga aasta alguses uued tsiklid, uued inimesed ja kogu aeg vahetuvad, et kas sul selle tiimiga on võimalus ja näed sa seda tulevikku nendega? Ja ma olen mõelnud selle peale juba ja kindlasti tegelikult see tuleks kindlasti kasuks, kui ma saaksin üks talv näiteks olla nagu näiteks samade inimestega koos järgmisse aastasse edasi minna, saaks juba varakult ette valmistama hakata järgmiseks aastaks, kuna jah, siin üldse, kui need koroona aastad olid ka, siis off-season jäi ju tegelikult suhteliselt lühikeseks, ütleme, hooaeg lõppes väga hilja ja uus hooaeg tuli varakult peale. Et siis ma arvan, et nagu ma olengi iga aasta tiimi vahetanud ja eks see võtab ka aega natuke, et siis võimalus on kindlasti jääda selle sama tiimiga, ma usun edasi, sest praegu nad on küll väga rahul minu tegemistega olnud ja ka mina nagu, aga alati tuleb ka nagu kaaluda teisi variante ja ma arvan, et neid variante on isegi, et ja vaatame, mis siit tuleb, et nagu kõike tuleb kaaluda. Jah, ühelt poolt on nagu inimesena kasvatab sind kõvasti, kui on uued asjad ja uued inimesed on, aga teiselt poolt võib-olla kõrvaltvaatajana näeks mingit väärtust selles küll, kui suudaksid ühe hooaja jääda sinna ja teha siis tuttavate inimestega üks korralik off-season ja siis minna sealt edasi, et...
kuidas sina, Karl, võib-olla, no räägi oma lugu ära. Et nagu tiime on küll, on ja niimoodi, aga lihtsalt tegelikult sa ju tahad selle sammu edasi teha, on ju. Minu eesmärk ongi nagu, ma tahaks selle sammu edasi teha ja saada kas GP-sõitjaks, MX2 siis, on ju. Või siis no teine variant, no, nüüd ma olen oma nagu siis karjääriga jõudnud USA-sse, on ju, mis ei ole ka üldse halb variant ja isegi võib-olla parem, on ju. Et siis ma tahaks selle sammu nagu edasi teha, kuigi nagu mul ei ole ka, ma arvan, selle aasta midagi, kui isegi mingi Euroopakate diil tuleb ja ka see on hea nagu, et aga jaa, kindlasti nagu ma olen juba neid sõitnud on paar tükki see aasta, on ju, noh, 3 MM-i sõitnud see aasta, on ju, Keegumps, Hispaania ja siis Lommel, on ju. Ja tegelikult on suhteliselt hästi läinud ja see on nagu näidanud, et tegelikult ma olen nagu valmis juba selleks MX2 nagu, et ma tunnen, et noh, nüüd on see õige aeg juba seda sammu teha, et kui siis 20 aasta lõpp ma ei olnud selleks valmis, siis ma nüüd paar aastat olen seda elu näinud nagu üldse siin välismaal ja siin tiimides olles siis nagu ma nagu teha nagu. Jörgen rääkis siin päris pikalt oma igasugustest rasketest hetkedest ja sellest, et üksinda on Euroopas olnud päris keeruline. Kuidas sina, Karl, kõrvalt oled Jörgenit kui inimest selles mõttes nagu näinud, et on ta hea õpilane, on ta selline edasipürgiv olnud või on olnud ka raskeid hetki, kui ta on helistanud ja öelnud, et kuule, et tõesti nii raske on, et tule appi? Ja eks neid aegu on olnud igasuguseid. Jörgen inimesena ta on sõdur selles suhtes, et nagu ta ise ka enam ütles, et talle meeldib see, kui ta on plaan ees ja nii-öelda teha, et võib-olla tema miinus ongi olnud see, et teinekord sa pead mõtlema ka ise, mitte see, et jääma lootma nii-öelda teiste peale kogu aeg, eks. Et ilmselgelt nagu, noh, ütleme, meie üleüldse see nagu suhe, nagu kas või see tiim JMT-gi on nagu kogu aeg on läbipaistev, et kui me kunagi alustasime Jörgeniga, siis ma ütlesin ka talle esimese asjana, et kui meil on kunagi probleem, siis probleemist tuleb kohe rääkida. Probleem ei tohi jääda vinduma, siis tekivad nagu, noh, siis asi ei lähe enam edasi, eks. Et me olemegi nagu, kas siis kolmekesti, väga suur osa ongi ka veel Lisett selleni ja samamoodi tegelikult ka minu elukaaslane, et me kõik tegelikult elame täna selles rütmis, et see vend jõuaks nagu maailmas kuskile kohtani. Et kõik hingavad selles taktis ja ongi see, et kui, noh, ma olen ka seda öelnud toetajatele ja ka Jörgen teab, et kui mina näen, et tema tahab ja ta ka suudab, siis mina olen temaga nagu sellel teel alati, noh, nii kaua kaasas, kuni ma jaksan. Aga ütleme ongi, et nagu ta ütles, et see eelmine aasta, ütleme, kui ma võtan need 3 aastat, siis nendest 3 aastast esimene aasta hakkas ikkagi selles suhtes nagu, noh, nii-öelda pauguga selles osas, et ta tuli nagu 125 pealt 2 poolte. Ta juba tegelikult näitas, ütleme, esimene Euroopakate etapp oli Valkensvaart. Ennem seda olid juba Lakapellis oli pre-season sõit siis. Ja seal ma mäletan, et ta juba suutis sõita, noh, väga kiiresti, ütleme, mis tegelikult oli nagu too hetk ikkagi üllatus, sest et kui me tegime hooajaplaani 2020 aastaks, siis meil oli pandud eesmärgiks top 15 EMX 250 sarjas. See tulemus sõideti nagu mitmekordselt üle, lisaks seal oli ka 2 poodiumit, sõidupoodiumid, mis nagu praegu, kui ma mõtlen, mul tuleb kananahk peale. Tegelikult kui nagu, noh, kui ägedalt see kõik hakkas, et oli küll raske, selles suhtes nagu Jörgen ütles ka, et eks ma võtsin nagu neid rolle igasuguseid erinevaid, et 2020 oli nagu ka vaimselt nagu ikkagi raske, aga tulemust, et korvasid siis selle aastani. Kui me räägime nüüd 21 aastast, siis oligi, et 22 aasta lõpp oli niimoodi, et ma ei valeta, kui ma ütlen, et meil oli reaalselt mingi praktiliselt 10 tiimi, kes teda tahtis. Ehk siis nagu, noh, uks oli vallane ja nagu ta ütles ka, siis ütleme, me veel omakeskis arutasime seda, seesama see Hutteni teema, et ikkagi praktiliselt teha seda aega jamu tiimi, ilmselgelt nendest kõikidest tiimidest, kes too hetk nagu olid huvitatud, oli see tegelikult kõige kõvem pakkumine. Aga meie point oli see, et kui allkiri on all, siis me ei kahetse mitte midagi. Ja ma võingi öelda omalt poolt ka seda, et see tiim, kus ta eelmine aasta sõitis, seal kõik toimis, see oli professionaalne, ilmselgelt on omad head ja omad vead igas tiimis. Et minu arvamus on see, et kui sa ikkagi tehases ei ole ja sa sõidad satelliittiimidest, siis igal pool on omad mingid, noh, agad siis ütleme. Et ei ole olemas sellist ideaalset tiimi, et tehas on ikkagi see, kes töötab sinu jaoks, satelliittiimis töötad sina nii-öelda siis tiimi jaoks, eks. Et ütleme 20
eelmine aasta oli siis nagu tulemuste mõttes väga frustreeruv, onju. Et ta ennem ütles ka, et ta läks nagu üksi elama, et ta ennem mainis ka, et ta käis üksi ära, onju. Aga 21 aastal ta läks reaalselt üksinda elama terveks aastaks siis Belgiasse. See on täiesti teine teema. Et see on hoopis teine teema, kui sa lähed nagu 2 kuuks kuskile laagrisse või üksinda tiimikaaslastega elama. Argipäev jõuab kätte, kui oled üksinda. Sa teadki, et pääsu pole, terve aasta on veel vaja. Treeninglaager on nagu omamoodi projekt ja fun, on ju. No, ja see oligi, et sa pead ise süüa tegema, sa pead ise pesu pesema, sa pead kõike tegema, et see eelmine aasta oligi nagu minu jaoks ka selles osas, et ei tulnud tulemust ja samas oligi see, nagu ta ütles, et tal nagu kadus see isu ka ära ja seda oli tegelikult ka näha, on ju. Et see, et ta leidis selle isu selleks aastaks üles ja see, kuidas ta täna suudab sellest kõigest rääkida, on nagu ülikõva. Et see ongi nagu, mida ma siis nende kõikide aastate jooksul, mis ma olen nii-öelda Jörgeni kõrval olnud või Harri kõrvalt seda asja näinud või üleüldse motospordis olles, et me pöörame liiga vähe minu arust tähelepanu mentaalsele poolele motospordis. No täiesti 100%. See tuleks alustada juba noorest saadik ja see sama, millest me ennem rääkisin, et meil on siis krossipoiste punt, et ma üritan tuua aga sinna seda sisse nii-öelda mentaalset poolt rohkem. Motosport ei ole ainult see, et istu pealekäära gaasi. Et minu arvates on see, et kui me võtame MX2, MX1 või isegi MX 250, siis kui puu on täis, siis tegelikult puu taga on kõik mehed kiired. Nad kõik ostavad motosporti sõita, aga võidab see, kes on siin kohas kõige tugevam. Et see on see, et kui sa oled hundikarjas, lambuke, siis huntidega koos sa ei hullu. Sind süüakse lihtsalt ära. Ehk siis, see ongi see, et tippu jõuavad need, kes on gaasi keeramises kõvad ja kes on peas ka kõvad. Siin ongi, tulebki mängu see varakult natukenegi vaimselt ette valmistamine, et mida ka Tanel on rääkinud, et need pered ja need noored, kes on juba varasest peale seal Belgias elanud ja kellel on see võrgustik, nagu ka Jörgen ütles, sotsiaalne võrgustik välja kujunenud, neil ongi lihtsama, kui sa tuled ja üksinda pead hakkama saama, et see on tõesti raske. Kindlasti seal ongi Harri osa ka suur, on ju. Sest nagu nii, trennis on nagu alati, kõik on kiired rajal, on ju. Sul on isegi mingid sellised vennad, kes võib-olla ei kvalifitseeru sul Euroopakate sarjas, on ju. Nad tõmbavad sulle kuskil trennist nagu pika puuga ära, on ju. Aga võistlustel on hoopis teine asi, et see mentaalne pool minu jaoks ongi see mentaalne pool kindlasti mängib isegi olulisemat rolli võib-olla kui see füüsiline osa nagu isegi näiteks. Rääkisime tiimide vahetusest rääkisime ja nagu me teame sellel aastal võib-olla mõnes mõttes tegid nagu väikese sammu tagasi, eelkõige koju tagasi, tulidki Sahkari tiimi. Kas teil hooaja alguses oli pandud 2022 aastaks ka mingi selline nii-öelda variant juba kirja, et äkki tulebki poole aja pealt pakkumine ja võtame selle vastu või selleks aastaks olid plaanid ja eesmärgid seatud ikkagi Sahkariga ja näiteks olite te paberile pannud kirja, et Euroopakate top 3 võiks olla eesmärk? No ütleme ilmselgelt, ütleme sellised tiimivahetused võivad tekitada nagu inimestes küsimusi, eriti kui võib-olla inimesed päris täpselt seda tausta ei tea, et ilmselgelt ma arvan, et mul ei ole pointi sellest kõigest taustast rääkida, aga ütleme, päeva lõpuks on see, et meie tiimis oleme mina ja Harri ja Jörgen selles osas nagu, et otsustaja roll, ma olen seda ise ka algusest saadik öelnud, et ükstapuha, mis nagu otsus tehakse, siis see otsuse teeb reaalselt sõitja. Ehk siis sõitja vastutab sellest, mida ta teeb. Meie kui taustana, kas siis ilmselgelt, kui ta on 17-aastane, siis ma suudan teda nagu suunata niimoodi mõtlema või niimoodi tegema, nagu mina tahan. Aga selles suhtes, et nagu ma olen üritanud hoida seda joont, et kõik otsused, mis sa Jörgen teed, see on sinu karjäär, sinu elu ja sina võtad sellest vastutus. Et meie aitame siit nii palju, kui me saame ja ilmselgelt, nagu mida me oleme ka väga palju rääkinud Harriga Jörgenil, on see, et see, mida meie ütleme või arvame, ei pea olema sinu arvamus. Et nagu sul peab enda arvamus tekkima, tore on seda näha, et see nagu on ajapikku hakanud ka tekkima, et kui me alustasime, siis oligi, ta oli väga kinnine inimene ja väga plaanijärgne inimene siis. See on sama asi, et sa harjud liiga kiiresti selle hea eluga ära, nagu et väga tore ja ma olen väga tänulik sellele, et Harri ja Karl olid mul seal niimoodi järjepidevalt juures ja me saime seda 20 aastal seal niimoodi koos teha, aga samas sa pead ka sellega harjuma ja mõtlema, et see asi ei kesta niimoodi sul elu või karjääri lõpuni. Et sa pead olema iseseisev ja oma arvamus mängib väga tähtsat rolli. Aga kui tulles tagasi nüüd sinu küsimuse juurde tulemas täiesti ilmselgelt, nagu kui sa hooaega alustad, siis nagu ilus on lõpetada hooaega sama tiimiga, kus sa alustad, et
kui selline nagu variant tuli, nagu tal täna tuli, siis me kaalusimegi plussid-miinused, noh, me rääkisimegi kõikide osapooltega läbi, me ei tahtnud tekitada seda momenti, et ta läheb nüüd teise tsikli peale ja siis tiim kuuleb sellest siis, kui ta juba on teise tsikli peal. Et me üritasime teha kõik selleks eelneva, et see asi läheks võimalikult valutult ja mul ongi hea meel, et see ikkagi suures pildis on valutult läinud ja kuid saab siis nii-öelda järgida siis oma nii-öelda unistusi. Noh, nii-öelda aga kui rääkida selle, ütleme, tänavu aasta on ju, et sellest hooaja algusest Marti küsis ka selle tulemuse kohta, et ma arvan, et Eesti Krossi publik ja ma arvan, et te ise ka tegelikult oli ju EMX 250 nagu põhisarjana mõeldud, et täna on sellest võib-olla lihtsam rääkida ka, kui hooaeg on hoopis teise pöörde võtnud, on ju. Aga oli see, ütleme, see top 3 nagu teie enda selline peaeesmärk ka, et miks see hooaeg õnnestunuks lugeda? Siis, kui me nagu hooaja nii-öelda eelarvet, kui me teeme hooaja eelarve, siis me teemegi toetajatele alati niisuguse brošüüri, nagu kus me tutvustame siis, kus me räägime, mis on olnud, mis tuleb ja nii edasi, me paneme alati sinna tulemusliku eesmärgiga. Et nagu ma ütlesin, 2020 oli meie eesmärk top 15 ja see koht oli palju kõrgem. 2021 meie eesmärk oli top 3 ja see koht oli nagu palju rohkem tagapool, kui ta esimene aasta top 15 oli. Ma ei teagi, ta oli margin 20 pluss seal võib-olla. Ja kui me see aasta panime eesmärke, siis ütleme, nagu Jörki ütleski, vaata alguses, kui ta rääkis sellest Frossardi asjast, et ta ei ole olnud niisugune vend, kes ütleb, et ma tulen nüüd Euroopa meistriks. Mingis plaanis on see hea, aga samas nagu see ei tohi jätta seda muljet ka, et davai, ma tulen nüüd Euroopa meistriks ja siis sa oled 18. Et noh, nagu selles suhtes. Iseendale mõtet valetada ka. Aga ilmselgelt me panime top 5 selleks eesmärgiks, aga noh, fakt on see, et ma arvan, nii Jörgen, mina kui Harri nagu ikkagi ju läksime reaalselt ikkagi poodiumit ja reaalselt oli selleks võimeline ka, et nüüd, kui Euroopakad on läbi, siis ma vaatasin seda, et 10 etappi oli, Jörgen jättis pooled etapid vahele, ütleme siis tänu tiimivahetusel, pluss siis koroona oli ja siis ühte sõitu ka ta kogemata ei jõudnud, on ju. Et see ühesõnaga ta oli hooaja kokkuvõttes 14 ja siis kui ma nagu mõtlesingi, et nagu see hooaeg, teate, pooled etapid vahele, on ju, ja on niisugused nagu asju ja siis eelmine aasta, kui ta sõitis kogu hooaja kaasa, et siis ta nagu selle hooajaga saavutas kõrgema koha, kui ta eelmine aasta terve hooaeg siis nii-öelda tehes. Siin minu käes on nüüd üks väga eksklusiivne sõidusärk, nimelt seesama, mida te selle saate jooksul meie selja taga näha võisite. Ja see ei olnud seal üldse mitte niisama, me tahame selle teie kõigi saate vaatajate vahel välja loosida. Et see talviku sõidusärk endale võita, siis jätke siia YouTube'i kommentaaridesse, mis aastal ja mis kokkuvõtte koht on EMX 250 sarjas Jürgen-Mattias Talvikul kõige parem. Aga sellest aastast rääkida veel natuke lähemalt, läksid siis poole hooaja pealt Inglismaale. Räägi natukene, kuidas sul see Inglismaa eluga kohanemine on läinud ja mis seal toimunud on? Ja, et väga hästi on läinud, et ega see diil tuli nagu suht ootamatult, ütleme. Eks oli üks esmaspäev ja mulle helistas siis, Karl ja Harri helistasid mulle ja siis Harriga oli ühendust võetud varasemalt selle tiimi osas ja pakuti selline variant, et siis see oli suht ootamatu on ja tol hetkel, aga samas nagu otsustasin sellest kinni võtta ja nagu siis Karl enne mainisid, siis nad tulid sellega kaasa ja toetasid mind täielikult on ja, et siis hästi on läinud see, et ega mul ei olnud palju aega selle tsikliga kohaneda, kui juba oli esimene võistlus on ja, ma sain 2 testipäeva teha Hollandis ja Belgias on ja enne esimest Britikat on ja esimesel Britikal ma olin juba teine on ja, et Konrad Muse'i järgi on ja, et siis tegelikult see kohanemine läks väga kiiresti, tiim tuli nagu väga hästi vastu mulle, sain testida kohe seal amortid enda järgi suhteliselt hästi paika saada, mootoreid erinevaid nagu testida, mis oli nagu väga lahe ja üldse nagu ütleme, olla nagu tagasi niisuguses tiimi elus on ja, et sa saad rohkem keskenduda nii-öelda sõidule on ja sõidutrennidele, oma trennidele, füüsilisele taastumisele, toitumisele on ja, et siis kui ma olin nagu Sahkaris, siis päris palju oli on ja nagu ise tegemist ka on ja, et see võtab ilmselgelt päris palju energiat sult on ja, lisaks nagu siis sõidutrennidele on ja siis oligi nagu ma tundsin seda, et nagu ma olen tagasi nagu jõudnud nagu ütleme siis nagu sinna faasi, et ma saan keskenduda rohkem oma kvaliteetsele treeningule, mis nagu sellel hetkel siis on päris tähtis karjääris nagu, et siis mis ma tahtsingi öelda võib-olla selle
sellele lisada veel selle 21 aastal on see, et nagu ma ei hindanud võib-olla piisavalt seda, kui palju tegelikult minu jaoks tehti seda, et ma saan olla tiimisõitja, ma saan niimoodi olla, et ma lähen trenni, on ju, ma teen trenni ära, ma lähen koju, ma teen taastustrenni, ma ei pea seal ise mingit, ma ei tea, a la tsikleid pesema või mida iganes seal muud asja tegema, on ju, et ma saan keskenduda ainult trenni tegemisele, on ju. Siis nüüd ma nagu hindangi seda nagu palju rohkem, et ma saan olla nagu tiimisõitja ja minu jaoks tehakse nagu nii palju ära, et mina saan ainult oma spordile keskenduda. Ja see algaski nagu väga hästi selle Inglismaa tiimiga, et esimene Inglismaa meistrivõistlus läks väga hästi, on ju. Teine seal, on ju, kohe hea pauguga alustada ja siis oli ju kohe meil Lommeli MM-i etapp, on ju, mis läks ka nagu tegelikult nagu väga hästi, et ma tean nagu, et ma olen see aasta nagu, ma olen Belgias elanud, on ju, väga palju Lommelis trenni teinud, on ju, liiv meeldib meile nagu eestlastele ikka, on ju. Siis ma suutsin nagu väga hästi sõita tegelikult Lommeli GP-l, okei, see tulemus paberil tegelikult ei näita seda, kui hästi ma tegelikult too nädalavahetus seal sõitsin. Tegelikult ma olin top 10 mees seal kiiruse poolest. Kuna siis esimene sõit 8. koha peal sõitis, siis ma nagu kukkusin ja Tsikkel tööle ei läinud enam pärast seda, siis see oli päris valus löök, on ju. Ja teine sõit ka siis oli veel Tsikkliga tehnilised probleemid ja ma tegelikult ei suutnud enda jaoks siis oma eesmärki täita, on ju. Mul nagu reaalselt oli nagu eesmärk seda top 10 tulemust sinna paberile saada, on ju, ja ma olin selleks võimeline too nädalavahetus, aga ei suutnud ja olime siis top 15, on ju, etapi kokkuvõttes. Tegelikult sai meie siis nii-öelda eesmärk täidetud, kuna kui me seda sama eelarvet tegime hooaja algul, siis on ju. Siis meie eesmärk oli MX2 etapi kokkuvõttes olla top 15, on ju. Ma selle täitsin tegelikult ära. Aga ja, tolle hetkel ma seal Lommelis tegelikult nagu kiiruse poolest üldse nagu olin väga heas vormis nagu ja ka tiim nagu sai väga nagu palju boost'i sellest juurde nagu siis, et nad nägid, et ma tahan seda asja nagu väga südamega teha ja üldse tegelikult see oli suhteliselt suur asi, et üldse ma sain sinna Lommeli GP-le sõitma, et tiim oli nõus seda tegema, sest tegelikult tiimil ei olnud plaanis seda teha nagu kaasa, aga tänu sellele, et ma olen seal Belgias nüüd elanud, pikalt trenni teinud, nad nägid juba esimesed päevad ära, kuidas ma seal Tsikliga töötasin, kuidas ma testisin, kui head tagasisidet ma neile andsin, koostööd tegin, siis nad nagu olid nõus selle Lommeli etapi kaasa tegema minu nagu õnneks ja läks hästi, et on olnud ka nüüd kehvemaid sõite, on ju, nüüd eelmine Britikas ei läinud väga hästi nagu kõva raja peal, on ju, ma ei olnud selleks nagu nii hästi ette valmistanud, ei olnud testinud väga päevi nagu kõva raja peal selle mootorrattaga nagu, aga üldiselt on nagu väga hästi selle tiimiga läinud ja koostöö sujub hästi. Aga enne seda, kui sa USA-sse jõudsid, vahetult hakkas internetis ringlema, mida me kõik tänaseks Krossi fännid näinud oleme, üks suur kukkumine sul Oakstone pargis, et räägi, mismoodi see enne USA-d seda kogu tulemusi seal mõjutanud on ja Inglismaa üldse, et kuidas sa taastunud tänaseks oled? Ja, et MX Nationi etapp oli siis Hagstonis, on ju, täpselt nädal enne siis USA-sse tulekut, no ütleme siis isegi pool nädalat enne. Et elasin üle, ütleme siis ühe oma suurima kukkumise karjääri jooksul, on ju. Et päev läks nagu väga hästi senimaani, et esimene sõit siis võtsime ju eestlastele siis 1-2 võidu, on ju, Harri Kullasega, ma neil on üldseisus siis 2,5 tema järgi teine, on ju. Siis teine sõit ma ka nagu sain kehva starti, hakkasin tagant tulema, ma sõitsin ennast juba teiseks päris nagu kõvadest vendadest mööda seal. Et seal tegelikult seal Inglismaal on ka nagu väga kõva tase, et need kohalikud sõidumehed tegelikult on väga kiired oma radadel seal, on ju. Et siis suutsin juba teiseks sõita, on ju, seal sõitsin just tiimikaaslasest mööda endal, kui siis ühe hüppe peal seal ma nagu oli väga nagu soones hüppe, siuke platoo, on ju. Ma nagu teadsin neid sooni nagu seal, kuidas kehaga mängida, on ju, nagu, aga siis ühes soones siis oli niisugune raja piirdepost, on ju, mida ma nagu ei näinud ja ei osanud selleks valmis olla ja viskas mulle esirattälõhus, on ju, ja proovisin veel viimase hetkeni ära päästa gaasiga, aga ei õnnestunud ja käisin siis korralikult üle pea niimoodi, et Tsikkel käis ka endast üle, on ju, siis algusel mõtlesin küll seal, et nagu, et ja kui sind nagu saab niimoodi tulema, et mingeid luumurde või midagi ei ole, on ju, et ma sain laksu nagu lenksuga kõhtu, nagu mille pärast ma olin kõige rohkem mures, nagu, et ma kartsin nagu,
no varasemalt kogemusi ei olnud, onju, siis A1M-i ajal, kui Johannes Nermaniga käisime trennis ja tema Mantavas suure kukkumise üle elas ja siseorgani onju ära kõhus lõhkus onju, siis ma nagu kartsin kõige rohkem seda, sest et kõhus oli nagu väga valus ja ei saanud nagu liigutada ennast väga hästi. Ja siis õnneks ma suutsin juba siis nagu paari minuti pärast sealt rajalt juba ära tulla ja isegi minema kõndida raja äärest omal jalal siis ma nagu teadsin juba sol hetkel, kui ma minema kõndisin sinna Medicali, et nagu, et usaks ma olen valmis nagu, et siin pole küsimustki, et tiimipost oli kohe minu jah, et kui ma kõnnida juba omal jalal saan ja nagu halvemaks ei läinud enesetunne peale seda, siis mul on kõik korras onju. Et seal ma mäletan ka Medicalis seal ütlesid, et tuleme ATV peale viimase korra, ma ütlesin, et ma ei tule ATV peale enne nagu, et kui ma saan liikuda ja kõndida, ma ei tule kuskile ATV peale või kiire pautus, ma kõndin omal jalal minema. Kõik rahvas plaksutas seal raja, see on päris äge oli. Aga jah, noh, selles mõttes kukkuda ei olnud lahe nagu, et oli hea kross oli, oleks saanud hea tulemuse jälle Paverile nagu ja hea trennipäeva, nagu ma võtsingi seda rohkem kui trennipäeva enne USA-t. Et siis üldse läks nagu, käisime õnneks nagu seal, noh, tiimipost tuli ka mu juurde peale kukkumist, ta oli seal lähedal kohe, küsis mu käest, et kuule, et mis me selle USA-ga nüüd teeme, et lähme ikka või, et oli just peale seda teist sõitu mootori pidi võtma välja sealt raami vahelt, kuna mul hakkas hiljem üks teine mootor meeldima, mul oli 2 erinevat mootorit, siis selle pidi USA-sse kaasa võtma, siis ta küsis mu käest, et kuule, et lähme ikka USA-sse, mis me teeme, et nagu hakkan seda mootorit sealt laiali võtma, ma ütlesin, et kohe, mine võtta see mootor sealt kohe välja, me kohe kindlasti lähme sinna USA-sse. ja siis juba siis nagu oli nagu juba naerul ja ma mäletan seal Lisett tuli veel sinna Medicali ruumi ja ütles mulle, et nagu kõik korras, et mul nägu täiesti valge nagu ja nagu päris korralik laks, nagu ma mäletan, et nagu põlvakad olid kõik lõhki nagu, aga ise oli nagu kõik terve, lihtsalt marraskil olid, et see kõht nagu tegi kõige rohkem nagu valu nagu, et ma sain selle lenksu otsaga sinna kõhtu nagu. Ja siis ma käisime igaks juhuks, noh, ütleme Harri tol päeval siis sai oma tiitlivõitu CMX Nationil ära ja siis tähistasime tema tiitlivõitu siis seal kohalikus haiglas, et tänud jällegi Harrile ja Lissule, et nad olid nõus muga kaasa tulema sinna haiglasse ja aitama, et siis tegime kontrollid igaks juhuks ära seal ja midagi ei leitud üles, et kindlasti nagu, ütleme, natuke paha moment sellise kukkumise jaoks, USA laksu, et vaimsele poolele aga ka füüsilisele, et siis nagunii oli tulemas pikk lennureis, et siis kõik kohad olid kanged ja valusad, siis ma sain veel põlvele päris hea laksu nagu ja põlve ei läinud sirgeks, siis nagu ega mul ei olnudki plaanist tegelikult teha enne USA-t peale Haagstonit sõidutrenni, kuna tiim lendas juba esmaspäeval sinna ja sõitjad lendas kolmapäeval, siis sinna raja äärde oli veel nagu päris palju sõita autoga ja üldse rekkaga pidid nad nagu Texasest tulema sinna Anadillasse, nagu mis seal oli 20 tundi nagu autosõita, siis ei olnud võimalust trenni teha, aga nagu ma teadsin juba, et tol hetkel nagu, et need paar sõidupäeva mind ei nagu päästa siin midagi, et nagu mul on vaja lihtsalt selle USA kliima ja kõigega kohaneda nagu ja ennast võimalikult hästi vormi saada, et kindlasti mugav ei tule see esimene etapp seal Ameerikas, aga et võimalikult nagu terveks ennast ravida. Ja ma suutsingi nagu suht hästi ennast nagu valmis seada selleks võistluseks ja esimene tegelikult Ameerika etapp läks nagu ütleme päris hästi, et nagu võib-olla ma ise ootasin võib-olla natuke rohkemat isegi, sellepärast et nagu tihtipeale ma nagu võib-olla natuke tahan liiga kähku, liiga palju saada, et siis mõnel ajal tuleb nagu 2 jalaga maa peale jääda ja mõelda, et nagu see oli mu esimene oma etapp, hoopis teised konditsioonid, hoopis teine, ütleme siis võistlus, tingimused, kogu see päevagraafik ja üldse siis tegelikult punktid tol nädalavahetusel kätte saada oli mul nagu eesmärk ja selle ma suutsin nagu ära teha, et eks oli küll raske nagu selles mõttes, et keha oli päris valus sellest Haagstoni kukkumisest ikkagi, aga õnneks ma suutsin nagu ikkagi oma töö ära teha ja kõik tiim nagu töötas hästi selle nimel. Räägi, kuidas oma sarjas, et me teame, et seal on päris palju erinevusi võrreldes MM-i sarjaga, et alustades kvalifikatsioonist on ju ja sellest, et seal on rohkem kui 40 meest kohal ja samamoodi see, et seal on 1 päeva formaat, et mis sind kõige rohkem üllatas, oli see kvalifikatsioonisüsteem või oli see pigem see kokkusurutud päev või oli see kuumus, et mis sind nagu kõige rohkem võib-olla jalust rabas, kui sinna läksid? Ma alustas isegi võib-olla reedese päevaga nagu,
et tegelikult, kui sa sinna reedel jõuad juba, siis okei, see võistlus on ju ühepäevane laupäeval, on ju. Et siis reedel sa sinna jõuad juba, on ju, võrreldes siis MXGP-ga, on ju. MXGP-l sa lähed sinna Infront telki, on ju, sa lähed oma neid, kõigepealt sa lähed sinna, ütleme siis neid passe kätte saama, ootad seal mitu tunni järjekorras, on ju. Siis seal on niimoodi, et ma läksin sinna passi, ma ütlesin oma nime, mulle anti kaelakaart ja ma tulin siit minema, on ju. Kõik oli organiseeritud, on ju. Kõik inimesi oli laua ääres 5 tükki, on ju. Sul kõik järjekord jooksis, on ju. Ei olnud ühe inimese sabas seal kõik. Ja siis jõudsid sinna sisse, on ju. Siis seal on niimoodi, et tehnilist kontrolli midagi ei ole. Kiireid või midagi üle vaadata. Lihtsalt lähed sinna ja siis sul on seal väike telgialune, on ju. Sul on seal väike kilekott pakikesega, seal on sul transponder, ajaplaan, on ju, ja väike kleeps, mis läheb numbriplaadi peale. Sa lähed, võtad selle, teed paberile omal need linnukesed kirja selle, see ongi see tehniline kontroll, et sul on näiteks, ma ei tea, mingid rutskad lenksu otsas olemas ja pidurijoop on olemas ja kodarad on kinni ja sinna paned linnukesed ära oma nime, on ju, ja siis tuled minema, et nagu see 5 minutit, sul on kõik tehtud lihtsalt, on ju. Võrreldes MXGP-ga, sa passid seal järjekorras, on ju, seal sul on kõik valmis mõeldud selle USA-s, nagu no hoitakse kokku seda tööjõudu, on ju, sul ei ole selle inimesi, sa lähed lihtsalt võtad oma selle väikse kilekotikese ja sa saad sõitma, on ju. Ja minu kogemus... Nii, sinu kogemus? Ei, ma ütlesin, minu kogemus Amast oli täpselt sama, et see on justkui nagu kaugelt vaat üliprofessionaalne ja kõik nagu, aga samas see õhkkond on võrreldes MXGP-ga nagu laadna selline, et seal on nagu lihtne ja kerge olla, et MXGP ja nüüd Infront siis üritavad nagu nii professionaalseks saada, see tekib nagu mingi teatud pinge, on ju, et kõik on nii korrekto, aga seal on nagu sellist lihtsust nagu järgi. Nagu mingi valitseja kogu aeg jälgiks, et sa kõik õigesti teed. Kõik on nii korrekto, aga Hüvinkal on 3 meetrit kurvi laius, et siis nagu selles kuskilt kohast lonkab ikka. See on nagu sõitja sõbralik sari, ütleme siis. Nagu, et üldse nagu auhinnarahade poolest, kui siis nagu üldse selle organiseerimise poolest, kui sa sinna kohale lähed, sa ei ütleks, et seal mingi oma pro motorossi hakkad sa sõitma, on ju. Sul on nagu, lähed umbes nagu britikat, sul ei ole seal mingit pitline'i või mingit seda skyboxi või midagi, sul on kõik nagu väiksed telgid, kõik nagu ei ole midagi sellist nagu kriiskavat, ütleme, on ju. Ja siis ütleme, tol nädalavahetusel siis olen Illas ka õnneks nagu vedasi ilmaga, nagu, et ei olnud kohe nii palav, nagu, et kui sinna tulin, et ma üldse nagu terve tegelikult eelmine nädal kolmapäeval lendasin, ma üritasin selle ajavahega siis juba nagu hakkama saada siis varem nagu, on ju, et Harri on varem nagu Ameerikas käinud ja soovitas ka nagu, et ajavahega harjuda, et ma siis olingi, et proovisin, olin nagu Inglismaalt lendasin, ma proovisin juba Inglismaalt olla 1-2 öösel üleval, on ju, siis hommiku 11 ärkasin näiteks midagi sellist, et juba selle ajavahega siis nagu harjuda, on ju. Ja tegelikult mul nagu see ajavahegi, ma ei teagi, nagu ma ei oska öelda, kas võib-olla tuli hiljem või siis seda ei tulnudki, ma kohanesin sellega hästi ära, sest et ma nagu kohale jõudsin, ma magasin kohe esimesed ööd nagu ülihästi, nagu järjepidevalt nagu üles järkanud ja ma nagu selle ajavahega tulin nagu ülihästi toime. Aga kliimaga ka esimene etapp ja vedas, et oli ainult 26 kraadi sooja, nagu nii hull ei olnud seal ja nagu kõva rada ka ja siis oligi, et päev on ju nagu, see käib nagu nipsus, see on nagu nii kiiresti läheb, sul on hommiku 2 korda 15 minutit kvalifikatsiooni, mis Euroopaga ja MXGP-ga ongi siis teine asi, siis ongi sul on 15 minti kvalifikatsiooni pikkus, on ju. Esimene ring, sul on nagu ütleme, medicali lipud seal igal pool väljas, et sa hüppeid ja hüppaks üle, on ju. Ja teine ring lihtsalt vennad hakkavad niimoodi tõmbama seal, neil on need rajad nagu mitmeaastaselt pähe kulunud, nad panevad juba hot läppe, on ju. Sa ise üritad seal, tuled kuskil üles, kurvi mõtlesid, kas see kurv keerab paremale ja vasakule. Et sa ei mäleta nagu veel, on ju. Siis oligi nagu, siis ma tulin veel B-grupist seal Anatillas, on ju, kuna ma olin esimest korda. Et see tegi seda raskemaks, kuna sest ühisaeg ju võetakse kokku 2 nagu A ja B grupi peale ja 2 sessiooni peale, on ju. Siis nagu rada mudasem ja ei ole nii kindlaid soone ja liine ees, on ju, siis oligi nagu päris raske, aga õnneks ma sinna 20. koha ümber kvalifitseerusin, on ju, tein ilusti peale ja siis stardikohad ka seal nagu ütleme siis ega üldse nagu ma teadsin natukene, kuidas see nagu asi käib seal, aga nagu tegelikult esimesse starti lähed, siis nagu mõtled küll nagu, et kuidas see puu tegemine, puki tegemine, kuidas sinna stardi puu taha lastakse, kuidas see waiting zone töötab, nagu see täiesti uus, sa ei tea mitte midagi tegelikult, kuidas see töötab. Siis jõuadki sinna ja siis ongi see, et esimesed vennad, kes puu taha lähevad valima, on ju, sa oled seal top 5, sul on aega tohku hea seal mehaanikud teevad stardi kohta, need joovad seal vett, on ju, seal selle vihmavarju varjus, ise lähed sinna, on ju, ma nagu ei lasknud mehaanikul ise stardi kohta teha, ma tegin ise, on ju.
lähed sinna, jõuad puu taha, nii käid seal otsimas, ma nagu üritasin nagu saada sinna sissepoole siis seda doghouse'i, no ütleme siis seda stardiputkat, kus tõmmatakse alla, sinna üritasin koha saada, siis käid seal nagu kohti nagu ees seisvas meelega, et nagu äkki keegi sõitudest arvab, et sa olid eespool temast ja ei võtad nagu kohta. Ja siis sa seisad selle, kurat, keegi tuli võtma ja siis lõpuks ma sain Justin Cooperi kõrva peale täpselt esimene startkoha nagu hea starti ja ma teadsin, ma tean, et keegi ei tahtnud kõrvale minna, sest ta on hea starti, aga nagu mul õnnestus sissepoole minna ja siis ma läksin sinna. Nii, jõuan sinna, hakkan stardi kohta tegema. Siis see kohtunik kõnnib eest läbi 2 minutes, vaata, mõtlesin, et läks 2 minutit stardi kohta, seal räigelt palav, seal higi joola, ma hakkan stardi kohta tegema. Ambid seal stardi kohta räigelt, seal jõuad enam-vähem valmis, seal läheb prooviringile, no prooviringile minnakse ka nagu stardiga, siis nagu väga prooviringile ei tahtnud stardiga minna, et lõhud oma selle stardi kohta, mida valmis olid teinud, et ei tea, kui hästi mehaanikat teha, siis nagu rahulikult läksid üle peale puus ja hoiad stardi kohta, siis tegid prooviringi ära, siis nii, natuke on aega veel stardi kohta teha, siis tegin väiksed vigade parandused seal, nagu sealt puu alt võtsin seda liiva nagu niimoodi ära, nagu kaabitakse, et puu kukkus ilusti maha, siis mul mehaanikuga on hea mälestus, seal ikka viskame nalja selle üle, et nii kiire oli, ja minu kõrval Justin Cooper ja mehaanik, nagu need istuvad seal rahulikult hingavad, ma teen seda stardi kohta, ma nagu viskasin seda jalaga nagu mitte tahtlikult, aga nagu enda stardi koha pealt tema poole siis nagu seda liiva, ja see kõik liiv läks talle sinna stardi puu alla, ja siis see mehaanik ja Justin Cooper vaatavad nii siukse pilguga, et mida sa tont siin Eestis teed, et nagu mida sa kujutad siin ette, et sa tuled kuskilt mingit liiva viskama sinna stardi puu alla. Aga siis tol hetkel oligi nagu seal see mehaanikuga, et nagu ise tahad ka ju alati parimat endast anda ja nii kiire ja siis lõpuks nagu, kui see esimene sõit seal alla sain, ütleme esimene sõit, esimestel ringidel need vennad on seal ikka väga kiired, riskitakse väga palju Ameerikas on ju muidu, ütleme, tavaliselt 4 ringi sõidud igalt poolt siis ülejäänud sarjades, et Amas on siis 30+2 ja no esimestel ringidel väga hullu tempoga seal pannakse ja ma ei olnud sellega harjunud nagu ja siis esimene sõit ma nagu võtsingi tagasihoidlikult ja tulin ikkagi punktide lõpuni, et ma teadsin, et sõidu lõpus ma nagu ampsin neid mehi ja see oli mul nagu kavas ka, et nagu kui nad ära väsivad, siis sõidu lõpp on see aeg, kui ma saan kohti parandada veel nagu. Tundsid sa sellist agressiivsust ka rohkem, ütleme, kui nad tulevadki, me rääkisime, et nad juunioride eas või amatöörides USAs siis nagu tulevad 4-ringistest sõitudest, lisaks on neil supercross, on ju. Kas tundsid esimestel ringidel nagu sellist asja ka, et seal sõidetaksegi nagu väheke jõhkramalt või agressiivsemalt, et või oli see nagu tuttav MM-ilt sulle? Ma nagu otseselt seda ei tundnud, et nagu keegi nagu näiteks kontakti oleks mulle tahtnud väga luua, aga ma tundsin seda, et nagu kui sa oled MM-il on ja sul on seal võib-olla 25-20 sõitnud, ütleme see aasta, no üldse nagu hilisemal ajal nüüd, siis seal sul on 40 sõitnud on ja kui sa saad kehva stardi ikka, siis me üritame sealt läbi tulla, nagu see on hoopis teine tera ja ütleme nagu eelmine nädalavahetus ka nüüd, et mul oli nagu Hunter Lawrence'iga kukkusin selle esimene ring, esimene sõit on ja siis hakkad tulema sealt 40, nagu sul on nii palju kohti vaja lisaks veel parandada, et sa jõuaks üldse punktidele on ja et see on hoopis teine teema ja üldse tegelikult see on ülikõva, et sul on puu täis on ja sest see on nagu ikkagi midagi muud, kui sa vaatad seal MM-i stardisarja ja sul on seestpoolt 10 stardipuud kinni ja väljapoolt 10 ja see nagu jätab siukse mannetu olek on ja siis seal nagu on ikkagi vägev see, et ja siis oligi nagu esimestel ringidel, ega nad on väga kiired seal, aga otseselt kontakti ma nagu ei tundnud, et seal oleks nagu tahetud tekitada, aga teine start siis oligi nagu siis sa oled juba vaata kohanenud sellega, sa juba tead, kuidas see asi töötab, see nagu teine start ma nagu tegingi ülihea nagu stardi ja olin seal top 10 ja ma suutsin seal top 10 siis hulgas võidelda on ja seal 20 minutit sõidust ja isegi kommentaator mainis mu nime ära on ja Eestist, et algul ei teadnud, kes see Eesti poiss on, aga lõpuks ikka mainis ära, et Eestist. Ja siis suutsin nagu, lasin küll kukkumise sisse, aga suutsin nagu jälle 17. lõpetada ja punktid kirja saada ja siis ma sain ka veel oma esimese kogemuse, ütleme siis dopinguproovis. Ma ei olnud varem käinud seal ja tegelikult oli ka nagu päris uus kogemus, et seal võetakse top 3 dopinguproovi ja siis +1 mina on ja nagu olin siis tol nädalavahetusel on ju. Et siis muidugi mina, et tegelikult see USA trip on üldse nagu mulle olnud nagu siuke paras nagu vägev proovikivi, et nagu ma sinna USA-sse maandusin juba, siis igasugused kontrollid ja Eestist tulnud ja asjad ja kõik vaadati kotid läbi seal, ma ei tea, võeti mingid toidud kõik ära ja midagi täiesti uut nagu minu poolt nagu. Ja siis sinna dopinguproovi ka veel läksid, et siis nagu ma sain sellele esimesel etapil ikka täie rinna, et seda USA kogemust nagu võtta.
sa ütlesid sul, nagu sa ennem ütlesid, et sa sõidutrenni pole saanud tehagi ja graafik on seal üldse teil tiimil väga tihe. Kui palju sa neid radu oma peas nii-öelda ette valmistad ja läbi vaatad, et kas või sinna esimesele etapile minnes, kas sa lennukis või varasemalt juba Inglismaal ja niimoodi, olid seda rada videode järgi pähe õppinud ja selgeks teinud endale ja nüüd ka järgmiste etappide rajad? Jaa, kindlasti olin, et see on kohati nagu on ja WRC on ju, et natukene sa üritad ennast võimalikult palju ette valmistada. Et ma olingi varasemalt juba on etappe vaadanud, enne igat etappi vaatan eelmise aasta sõite on ja siis käid rajal selle reedel ja üritad võimalikult palju meelde jätta on ja siis enne magama ajamistel mõtled nagu natuke peast läbi, kuidas see oli, selle hommik oleks lihtsam on ja sest kuna hommikul sul ei ole aega nagu üldse seal mullutada ja magada rajal on ja sa pead nagu, ma olen hommik üritanud kõik jooksud teha ja võimalikult nagu ennast nagu käima saada hommikul enne kui ajasõiduks juba lähed, sest et stardikoht on suht tähtis seal on ja nagu siis jaa, alati üritan nagu ennast võimalikult hästi eelmiste aastate sõitude järgi siis kohaneda ära seal nagu. Kuidas sa tunned, kuidas sulle see üldse sari sobib? On need ühepäevalised ja tiheda graafikuga võistlused sulle meeltmööda olnud või on olnud raske ikkagi? On raske ka kindlasti olnud, nagu mulle väga meeldivad need rajad siin, et nad on nagu siuksed, ütleme telekast nad tunduvad veel laiemad, tegelikult kui sa koha peale lähed, siis nad nii laiad ei tundu, aga sul on nagu väga palju sooni ja liine, kui sul on Euroopas ja tavaliselt seal ütleme 2-3 ideaalset soon, mida kõik kasutavad ja sa tead, et need on need kõige kiiremad, siis siin tegelikult ütleme, sul on kurvis 5-6 soont ja need kõik on kiired, lihtsalt oleneb, mis hooga sa neid sõidad nagu. Et see on nagu suur vahe, aga üldse nagu see sari mulle väga meeldib ja see ühepäevane võistlus ka, nagu ta on väga lahe, nagu ma tahaks, et oleks kvalifikatsioonis natuke aega rohkem õppida, aga mulle meeldib, et nagu 2 sõitu niimoodi ühel päeval, mitte nagu oli kunagi COVID ajal on ja, või mitte üldse nagu Euroopakatel oli on ja näiteks, siis MM-il ka mulle meeldib, kui 2 sõitu ühel päeval, aga see vahe 2 sõidu vahel siin USA-s, see on väga väike. See ütleme, sul on, kui sa sõidust tuled, sul on maks 30 minutit aega, kui sa pead olema juba uuesti waiting zoonis. Et see on selline, ütleme, see on nagu rahvuskrossil, et rahvuskrossil on ka väga väikene vahe. Siis ütleme, üksi olles ka tegelikult siin natuke nagu jääb nagu vajaka sellest ettevalmistuse osast, et okei, ma saan hakkama kõigega, ma teen oma toitumised ja kõik asjad valmistan, aga tegelikult nagu, et kui sa pead ise, sa oled ju siia tulnud, sa oled minimaalselt asjadega siia tulnud, sa võtad täpselt, ma ei tea, 3 paari sokke, 3 paari riietust, kõik asju kaasa, et sa nagu võimalikult kerge pagasal leid, siis sa ühe kiivri ja saapad, sa pead nendega seal majandama, selle sõitude vahel ja puhastama neid ise ka, et siis nagu tegelikult puhkamiseks väga nagu aega ei jää. Et aga sellegipoolest nagu see sari on nagu kindlasti väga lahe ja nagu ma ütlesin, siis sõitesõbralik nagu, et sinu juures käivad korraldajad küsimus on ja, et sa näiteks olid Inglismaa tiimist, et kuidas läheb ja üldse nagu see fännid rajal ja see atmosfäär nagu, et see on ikka USA värk ja see on hoopis midagi teist. Oled sa Eesti fänne ka raja ääres kohanud? Ma mäletan ise, et kui ma käisin 2014 Paatskriigis, siis ma nägin eestlasi seal raja ääres, tuldi juurde rääkima, et oled sa kuskil kedagi näinud, tutvunud ka kellega? Ma ei ole eestlasi kohanud niimoodi, aga mul oli selline huvitav seik, et Instagramis, ma nagu võistluspäeval väga palju Instagramis ei ole või üldse nagu aega ei ole olla, siis kirjutas mulle pärast Instagrami üks mees, et tema naine on eestlane, ta õpib eesti keelt praegu, nad tahavad tulla talvel Tartusse elama, et nad olid täna Krossil kohal, et nagu tahtsid muga pilti teha või midagi, aga ma ei näinud neid tol päeval, et siis nagu oligi niisugune vägev kogemus, et näed, et meie väiksest Eestist on ka inimesi Ameerikas ja veel niisugusel suurel Krossi võistlusel, et tegelikult väga lahe. No aga Paatskriigi etapist rääkides, et oskad sa meie, ütleme, kraadides, seal on USA-s Fahrenheitis, oskad sa kraadides öelda, aga mis see kuumus seal oli? Ma tean, et igas podcastides ja Krossi uudist USA-st räägite, et seal ikkagi oli päris kuum olnud. Jaa, no seal 35 kraadi oli kohe kindlasti, et väga kuum oli ja mis selle nagu mul kuumusega varem ei ole probleeme olnud, aga mis selle väga keeruliseks minu jaoks oli see, et seal oli lämpe. Õhku ei olnud üldse, nagu seal on nagu tõesti, seal oli varanduskraad vihma ka tulnud ja nagu lihtsalt tunned seal, et õhku ei ole hingata ja mul oli veel niimoodi ka toopäev, et kuna ma olin esimese etapi ajal juba tundsin natuke, et ma nagu tervis ei ole päris korras ja haige ja üldse reisimist palju, siis keha nõrk on ja
siis ma nagu jäin haigeks seal peale seda esimest etappi ja üldse seal mitte Anadilla, vaid seal Baskrigis oligi niimoodi, et mul oli nina kinni too võistluspäev ka ja õhku ka ei olnud ja nagu väga raske oli ja mul tekkisid sõitude ajal lihaskrambid. Mul ei ole elu sees olnud lihaskrampidega probleeme ja niimoodi tekkisid krambid, et lihtsalt ei saanud nagu oma sõitu sõita ja kui 20 minutit, ütleme, oli ka siis sõituda vahe pausi, siis lihtsalt lebasin seal diivani peal rekkas sees ja lihtsalt lihast lähevad krampi nagu ei saa olla asendis, nagu et see oli midagi minu jaoks nagu täiesti uut ja ma ei tea, kas see oli sellest haigusest tingituna või oli see lihtsalt nagu kuum ilm ja üldse nagu see võib olla kuum ilm, ma mäletan ise Patskrigi etapil samamoodi, et lõpuks sul keha on nagu nii šokis, meil oli tookord vist üldse, ma arvutasin nii 39 kraadi äkki ja niiskus oli 97, et isegi ma mäletan seda, et nagu sa paned riidesse lihtsalt boksis on ju, aga sa kogu aeg tilgud vett lihtsalt nagu täiesti. Mineraalid ja magneesium võid kehast välja. Ja ma mäletan, mind aitasid USA-s näiteks soolakapslid, mida nagu maratoni jooksid ja asjad võtavad palavate ilmadega väga palju, et sul lõpuks lihtsalt mingi jook enam sisse ei lähegi, et kohe tuleb sama teed välja, et seal on nagu ülitähtis hoida sees seda vedelikku kuidagigi. Ja kahe sõidu vahel lihtsalt higi ei jää kinni, kogu aeg voolab lihtsalt ja lihtsalt seal on USA see ka, et sul ei ole ju mingit seda varju nagu on näiteks MXGP ajal, sa passid seal stardipuu taga, kiiver peas. Mul oli veel must riietus ka, mul ei olnud varianti. See päike tõmbab nagu niimoodi ligi, et sa passid seal puu taga ja sa mõtled nagu, et läheks see sõit juba lahti nagu. Seal on ülisuur faktor see, kuidas suudad keha kuidagigi moodi jahedana hoida, et see nii-öelda performance langeb väga hullult su kehas, kui sul ikkagi temperatuur üle läheb, et see on nagu kindlasti usakatel on palju rohkem teadmist selle kohta. Mingi hetk vaatan, et kasutasid neid mingid veste ka, aga ma ei tea enam, ma ei ole näinud. Selle hooaja alguses ma nägin küll veel mõned pildid. Ja, et need on, see kehatemperatuur on ülioluline. Nüüd sul on Amas vist üks etapp veel jäänud ja siis tuled tagasi Euroopasse või mis sul plaanid praegu on? Jaa, et nüüd laupäeval on viimane etapp Ironmanis on ju, et siis pühapäeval on juba lend tagasi Inglismaale nagu, et siis ongi, peale seda on Inglismaal paar nädalavahetust võistlust ja siis on varsti juba rahvuste roist tulemas, et jah, ega väga palju siin olla ei saa ja see aeg tegelikult läheb ülikähk, kui sa siin kohal oled nagu, aga siiamaani võin küll öelda, et nagu ülilahe on siin olla olnud ja et siuke võimalus on olnud nagu ja kindlasti nagu kui võimalus siis tulevikus ikka tagasi tulla, et nagu see on nagu ülilahe siin ja üldse need tiimid ja kõik need asjad, no ütleme, et tegelikult üks asi veel, mis on välja tooks võib-olla on see, et tsiklite vahe võib-olla siis ütleme on ka suur, et ütleme need USA pillid on ja siin ei ole tehnilist kontrolli midagi, need käivad ikkagi kõvemini edasi kui näiteks tehase pillid seal Euroopas on ju. Et siis ise tuled siia, siis on küll hea mootor endale ja asjad tsikkel, aga siis vahepeal vaatad küll, et mingi pro-sirkuit Kawasaki paneb sirge peal lihtsalt mööda ja ise sõidad täie gaasiga, siis nagu jääb natuke nutune maitses. Magus lennuki bensiini aisen järgi. Seal on sellised kütuselõhnad boksis, mida sa pole elus tundnud, aga täna oli meile värskelt uudis väljas, et sind on valitud siis teist korda ka Eesti rahvuskoondisesse Eestit esindama, et paari sõnaga saate vaatajatele sellest ka. Jaa, et väga tore, et on jälle valitud siis koondisesse, on ja see aasta meil on siis väga, ütleme siis Taneli ja Harriga väga kogenud mehed, on ja, et eelnev kogemus on väga tähtis sellisel suurel võistlusel. Ja ma arvan ka, et enda poolest siis juba lihtsam vastu minna sellele võistlusele, kuna eelmine aasta oli võib-olla esimene kord siuke pingelisem on ja esimene kord ikka on ja vaimselt ka, siis see aasta juba tead, mida oodata on ja pluss veel kindlasti tuleb kasuks see, et ma olen saanud Ameerikas võistelda on ja nendel radadel, et ma arvan, et tuleb kindlasti väga vägev võistlus ja eelmine aasta töötas meil tiim väga hästi koos eesotsas siis Martin Arumäega on ja, kes on head tööd teinud ja siis ma arvan, kindlasti tuleb väga tore võistlus ja kindlasti see aasta ei olnud seda tiimi lihtne kokku panna, aga ma arvan, et meil on hea tiim ja kindlasti väga ootan seda võistlust juba. Vaatajatele mõne sõnaga, mida eesolev nädalavahetus toob, mis rada sind ees ootab, milliste ootustega sellele etapile vastu läheb? Jaa, et see Ironmani rada on siis pigem sarnasem sellele Patskrigi rajale, on ju, kui Anadilla oli siis kõva rada, on ju, siis Patskrig oli selline, ütleme, liivasem, on ju, ütleme,
mina kasutasin isegi Anadillas kulpi on ju hommikul ja isegi esimene sõit stardi jaoks, aga siis terve päeva Patsrikis kasutasin ka, aga usakat tegelikult väga ei kasutanud, ainult hommikul. Et tegelikult just nagu stardi jaoks mina kasutasin seda, kuigi nagu ise tead juba, et nagu endal nagu pill on natuke lahjem või nagu teistel seal, siis see kulp nagu stardis aitab palju kaasa, aga ülejäänud rajal nagu üritad sellega toime tulla seal, sellepärast et tegelikult see kõva tuleb suht kähku alt välja ja mis minu jaoks ongi tegelikult see raja prep siin USA-t nagu, see on ka midagi hoopis teist, et siin on nagu tegelikult väga kuiv olnud, siin nagu ei ole vihma tulnud ja ütleme, siin on nagu enne siis laupäevast meistrivõistlust on reedel on amatöördei on ju ja pühapäeval on ka amatöörivõistlused ja siis rada on täiesti nagu kõva, tolmune, nagu tavarehviga sõidad ja meie võistluspäevaks nad teevad selle nii pehmeks, et nad on mõned sirged, nad on nagu, ma ei tea, kuidas nad seda teevad, aga ma arvan, et neil on see, ma ühte masinat nägin, neil on siuke korralik randaal, mis nagu väga sügavalt kobestab selle raja läbi ja nad kobestavad selle nii sügavalt üles, et nagu sirged on lihtsalt sooni täis ja siuke tunne nagu mudakross oleks nagu hommikul. Need kaabivad päeva jooksul seda muda traktoritega pealt minema ja nad teevad väga palju nagu erinevaid muudatusi ja liine raja juures, küll nad teevad vahe nagu valle igale poole kurvitesse ja möödaminemisvõimalusi on väga palju, et see raja prep nagu on väga kõva siin. Aga Ironmani juurde tagasi tulles, siis see on natuke sarnane Patsrikile ehk siis nagu natuke pehmem pealt alt kõva soones ja mägine. Et eesmärk on nagu ikka siis areneda nagu etappide jooksul, et eelmine etapp oli küll raske minu jaoks ja proovime nagu enda tervisega nagu tööd teha kõvasti, et neid lihaskrampe enam ei tekiks, aga kindlasti nagu oleks tore jälle punktid tuua on ja ma tean nagu milleks ma võimeline olen tegelikult, kui ma hea stardiga minema saan, et siis et vaatame, mis teha annab. Enda eesmärk on lihtsalt oma sõitu teha ja oma asjale keskenduda ja siis tuleb see tulemus. Nagu Kairooli, loodame sind näha siis, et paned kulbi alla stardis whole shot ja saad selle plakati pildi endale, kui esimese hüppe peal läheb palased äkki. Edasi saab, mis saab. Kuule, aga ma arvan, et siit on paras hetk see saate ots kokku tõmmata, et suured tänud sulle, Jörgen Mattias, et leidsid aega sealt kaugelt meiega vestelda, samuti suur aitäh Karlile, et tulid stuudiosse ja et koos sellise tandemina nii head asja teete ja Eesti motokrossi lippu ikkagi väga kõrgel hoiate nii Euroopas kui ka mujal maailmas. Et aitäh teile mõlemale, aitäh kõikidele vaatajatele. Hoiame pöidlaid sulle seal Ameerikas ja varsti juba Rahvuste Krossil, ja Rahvuste Krossi ühisvaatamine siinsamas Univet spordibaaris on ka ees ootamas, et selle kohta infot leiab Facebookist ja jagame seda kindlasti kõigi teiega, et kiiremad on oodatud siia Rahvuste Krossi vaatama. Ja ärge unustage YouTube'is meile ka like ja subscribe panna. Aitäh! Aitäh!